Tere, kallid Kindel Mees podcasti fännid, tere mehed, tere naised, noored. Uus hooaeg, Kindel Mees podcast, hooaeg number 2. Mina Ormet. Ja mina Raivo. Tere tulemast kõigile. Tere, et hea meel teid jälle siin näha. Hea meel, et Raivoga oleme alustamas uut hooaega. Täna siis täiesti teisest kohast Restoran Farm, Müürivahe 27B. Eesti köök, Eesti toidud, kindlasti soovitame kõigile tulla, et mega äge stuudio, mega äge restoran, hea asukohaga, et kindlasti tulge kaema. Soovitan eriti mehed teil võtta oma naised kaasa või emad, tütred või tulla kogu perega ja Eesti köök, nagu ütlesin, tulge proovige neid maitsvaid toite. Kuidas sul, Raivo, on uus hooaeg, teine hooaeg? Kuule, täiega äge, et nagu sa näed, me oleme liikunud järgmisele tasandile. Yeah. Ehk eelkõige täname siin ka oma uut tiimi, Lauri Pedaja koos oma produktsiooniga. Ja, Lauri vehitab siin. Lauri ka valis meile selle koha nagu üliäge koht, ülimõnus vibe. Et see, kuidas me nagu seda ettevalmistus juba teeme, see on nagu täiesti juba teine tasand. Yeah. See, et siin olla juba ja kuidas see kõik on nagu looma hakanud, see on nagu täiesti kõrge kvaliteet. Et see on ka meie selle saate olemus, et me eristumegi läbi selle tegelikult, et me teeme kõrgete kvaliteediga asju. Ja eesmärk ei ole teha kvantiteeti, vaid me oleme isegi Ornetiga rääkinud, et me teeme kvaliteeti ja ei lahmi, vaid pigem teeme väga head külalistega. Teeme väga häid podcast'e. Seesama just, et jah, et see kvaliteedi osa, et kui te olete märganud, et meil on tulnud iga 2 nädala tagant välja saateid, vahest isegi 6 korra. Ja meie mõte on siis, kui te lähete nüüd tagasi hooaeg 1, seal on 11 osa, et meie mõte oleks, et te kuulate neid mitu korda üle ja see on õnnestunud. Et ka feedbackides ja tagasisidemes oleme kuulnud, kus inimesed ütlevad, et kuulan juba 3. korda. Ma ise hakkasin siin ükspäev alles kuulama uuesti üle. Täiesti nagu uus kuulamine. Kindlasti soovitame siis kõigil, kes te ei ole veel varem Kindel Mees podcasti kuulanud, siis eelmine hooaeg 11 osa on meil. Et vaadake seda ja kuulake need läbi. Et väga palju oleme tõesti head tagasisidet saanud. Väga palju positiivseid kirjasid ja Ormetil on ka täna võib-olla siin mõned küsimusi, mis meile esitatud, et saame siin lõpus ka sellest veel rääkida. Jaa, et kordaks ja Raivo sõnu siis, et kindlasti kui meie hooaeg nüüd teises osas, teises chapteris teid kõnetab, kindlasti kuulata, kes me oleme. Mina Ormet, Raivo Johanson, kes on, et meie elulood on seal. Saate aru, miks me oleme selle tee võtnud, miks me jagame. Et võime ka korra siis veel üle korrata, et mina Ormet Tõnismaa, 34-aastane. Ettevõtjadena armastan sporti, tegelen podcastide, teadliku eluga, nõustamistega, meeldib reisida ja nii edasi, aga suunaksid kui ta soovite rohkem teada, siis esimene hooaeg Ormet Tõnismaa ja minu lugu. Ja Raivo? Ja, mina olen ka ettevõtja ja ma olen tegelikult keskendunud täna sellise rohkem meeste teadlikkuse tõstmisele. Ehk läbi erinevate sündmuste, läbi erinevate koolituste, läbi erinevate mentorluse programmide, ise kasvades, arenedes ja samas ka tehes ettevõtlust. Minu kohta on rohkem siis infot raivojohanson.ee peal. Ja samamoodi nagu Ormet, naudin nagu elu, et elu on nagu nii ägedasse kohta jõudnud, reisimine, koos loomine, koos tegemine ja see sama asi. Me Ormetiga eelmine aasta ju lihtsalt istusime korraks maha, et prooviks nagu midagi. Ja kuhu me jõudsime eelmine aasta? Ja, et mäletan, me tegelikult istudki maha, sa olid Saaremaal, ma olin Tallinnas, tegime Zoom-kõne, videokõne ja rääkisime, et võiks midagi koos luua ja siis tuli see podcast Kindel Mees. Ütlen ausalt, isiklikult ei pannud mingeid lootusi, et pigem ma nagu teadsin Raivot teadliku elu mehena ja teadsin, mis on tema missioon ja mis asju sa ajad siin, aga olin üllatunud, et keegi ei teadnud sinu päris lugu. Keegi ei teadnud, mis on su tütrega juhtunud, mis on su naisega juhtunud ja kõik teadsid küll, millega sa tegeled, aga seal taga oli veel need kohad, millest sa läbi oled tulnud ja mul oli au siis luua sinuga see saade ja olla esimeses saates kohe Raivo Johanson minu lugu ja küsida sinult neid küsimusi, mida keegi tänaseks sinult küsinud ei ole, veel siiamaanigi.
ja vaadates numbreid, siis vau, kõige ägedam vist oli, mis eelmise hooaja juures, et me saime number 1 kuulatuks podcastiks Spotify's meestepäeval, täpselt meestepäeval, et see oli kindlasti üks äge kogemine ja numbrite poolest vau, et meil on näha, et meil on oma fännid, oma kogukond, et tullakse siin klubis või jõusaalidesse tänama meie missioonitööd, saame kirju alatasa, korrutatakse, et kuulatakse neid saateid korduvalt, kui palju see neid on aidanud ja inimesed on tänulikud. Ja see on muidugi põnev, on ju, et kindel mees, meeste saade, põhimõtteliselt pooleks naiste ja meeste kuulamine sama, on ju. Isegi vist oli mingi hetk, 80% olid naised ja 20% mehed, et lihtsalt selles hetkest tahaks tõesti naisi tänada siin. Et aitäh naine, et sa vaatad seda podcasti ja lähed koju ja räägid mehele edasi, et kuule mees, et äkki ärkaks ka üles lõpuks, et aeg on nagu üles ärgata. Ja nagu ma siin eile ühes podcastis rääkisin, et mida me siin teeme, meie eesmärk ei ole kedagi kritiseerida, meie eesmärk ei ole kedagi madaldada. Me jagame teadlikkust, näitame uut võimalikkust ja mida me teeme, me äratame läbi oma kogemuste. Ja kui sa pikalt oled maganud, väga pikalt, siis kui see koolikell on siin kõrva ääres, hakkab nagu lõpuks helisema, see ajab räigelt nagu närvina. See nagu hakkab nagu nii närvidele käima, et kui sa sellest nagu läbi astud, et see lihtsalt on äratus. Et kui need jagamised, mis me täna teeme või üldse selle podcasti hooaja jooksul sind ärritavad, siis tegelikult see on su enda sees mingi koht, mis vajab võib-olla vaatamist ja muutmist. Ja me teeme seda lihtsalt hea tahtlikkusest. Ja nagu Armet on öelnud, et me teeme seda armastusest. Ja et me kõik lõpuks nagu siis ärkaksime selles ühiskonnas ja looksime seda elu teistmoodi lihtsalt. Me reaalselt õhkame programme, et kindel mees, õhkame programme. Et kohe jõuame sinna ka, et meil on uus slogan vägi sinu sees, jõuame kohe sinna, aga puudutaks just seda kohta ja, et me tegelikult õhkame programme ja tänu programmide õhkamistele me trigerdame, näitame teed ja äratame siis sügavast unest. Nimetame siis seda Matrixist või üks puha, kuidas ära leierdatud kohta, aga kõige tähtsam, et see siin puudutab ja et see ärkaks üles. Tulles veel eelmise hooaja juurde tagasi, siis kõige kuulutam saade Suhted. Et ma arvan, et me teeme Suhted 2 see hooaeg, et see on täielikult kõige rohkem kuulatud YouTube'is, SoundCloud'is ja Spotify's ja kõige rohkem reaktsioone saanud. Tahaks see hooaeg tuua kindlasti nähtavale selle, et kui teil on mingid ideid, küsimusi, siis kirjutage meile meie sotsiaalmeediasse või meie meilile meeskindel@gmail.com. Kui te tunnete, et teil on mehi, kes inspireerivad teid või kelle lugu peaks olema nähtav ja meie oleks see platvorm, kus tulla nähtavale, kirjutage jälle meilt, näidake neid inimesi ja me kutsume neid siia ja näitame ka kõigile inimestele, kes on meie fännid, milline mees on võimalik olla, millest on võimalik läbi tulla ja inspireerida teiste lugudega. Ja me otsime hästi mehi, kes on elavad oma ehedat elu, kes julgevad elada ehedat elu, kes on ausad ehedad mehed, kes tahavad muutuda, kes tahavad läbi liikuda sellistest, nagu Ormet ütleski, nagu alateadlikest programmidest, mis mõjutavad igapäevaselt elu. Et sa nagu tahad võtta oma elu eest vastutuse, sa tahad liikuda parema elu suunas. Et kui sa tead täna kedagi, kes sinu tutvusringkonnas on selline mees, siis anna meile märku, et võid meile kirjutada ja meiega ühendust võtta, et meie eesmärk on kutsuda siia podcasti, siia saates üliägedad inimesed, kes inspireerivad. Et see on nagu see põhiasi, mille pärast me seda saadet teeme, et läbi enda kogemuste ja ka nende inimeste, kes siia saatesse tulevad, avardada teadlikkust, tõsta nagu näidata teistmoodi. Nii saab ka. Sa ei pea elama niimoodi, nagu sa vanasti elasid. Ja me oleme ehedad ja me ütleme asju välja võib-olla, mis on ebamugavad. Aga me oleme mõlemad läbi tulnud mingitest hirmudest, et me peame kohanduma kellegi teisega. Seega nagu täiesti teravalt tuleme, räägime, mis tegelikult nähtavad on. Ja meil on mõlemal võime väga teravat asjadest läbi näha. Sellepärast nagu mätsimegi, et me oleme väga nagu Ormetiga selles mõttes väga nagu sarnased, samas ka väga erinevad. Väga erinevad ka, jah. Jah, aga meie nagu see pluss on see, et me austame üksteist. See on üliväärtus. Näeme üksteist. Ja mida me enda puhul nagu üks läbi nägime, et mille pärast tekivad inimeste vahel nagu sageli sellised laengud või üksteisest valesti arusaamisel see, et me surume üksteised tõde kellegi peale. Aga ma näen, et Ormetil on oma tõde ja mul on oma tõde.
kummal on õigus? Mõlemal on õigus. Ja teadlikkus ongi see, et kui mündil on 2 poolt, siis mõlemad pooled on õiged ju. Või kumb on õige siis? Ja teadlikkus on see, et me oleme selle mündi ääre peal, ütlemegi, et me aktsepteerime mõlemaid pooli. Ja võib-olla, mida ma ükspäev just rääkisime ka, et see tõde muutub kogu aeg. See, mida me rääkisime nagu pool aastat tagasi, ka podcastis või aasta aega tagasi, 2 aastat tagasi, see on täiesti ära muutunud. Ehk tõe väljendamine praeguses hetkes on see, mida ma hetkel nagu väljendan, eks, aga see muutub kogu aeg. Sellepärast ei saagi öelda, et see on ainutõde nagu, eks. Või et minu tõde nagu ainuõige. Me väljendame seda, mis hetkel on meie jaoks nagu tõde. Kui see sind kuidagi moodi nagu aktiveerib, puudutab või toetab, see on ainult tore. Ja kui see annab sulle mingit taipamisi edasiliikumiseks, siis on ülimalt vägev see tegelikult. Et sellest on ka see sõnum meie slogan, et vägi sinu sees. Sest need programmid, alateadlikud programmid, millest me räägime, see on varjuteadus. Ükskõik, kuidas sa nimetad siis. Meie varasemad uskumused, mustrid, meie varasemad kontseptsioonid, vanemate õpetused, kool, lasteaed, mis on ära programmeerinud meid. Vägi on see, et sa tuled sellest läbi. Sa tuled ka kollektiivteadusest läbi, maatriksist läbi. Sa hakkad loo ja tasandit looma ja see on vägi. Ja sellepärast on ka see vägi sinu sees. Ja äge on lihtsalt see, et meil on tulnud meie üliägedat saadet on toetama tulnud selline ülikvaliteetne, eestimaine, väetoitudele vitamiinine tootja Ecos. Ecos, jah. Ja kuna ma mõlemad ja ma isiklikult tean neid mehi ja naisi, kes sellega tegelevad ja ma olen nõus siia oma allkirja alla panema ja kuna ma ise neid tooteid igapäevaselt kasutan, siis üli hea meel, et selline toetaja meile sellele ka podcastile taha tulnud. See näitab, et mida me täna nagu loome. Üliäge ja, et meid on märgatud, meil on ja oleme Raivoga rääkinud ka, et ei võtaks iga ühtes ja tõesti sponsoriks ja ei tooks nähtavale, et me ei tee seda raha nimel või oleks nagu väga huvitav, et räägime teadlikkusest ja siis meil on siin seina peal Marlboro või mingisugune viin jah, et räägime meeste tervisest ja healthcare teemadest ja siis on sponsor on täiesti teemast väljas, aga ja Ecos väe toidulisandid ja vitamiinid, et mega äge bränd, Eesti oma bränd, eestlased veavad seda eesotsas. Minu käes on siin Testo Boost, ma isiklikult kasutan seda, kõik mis siin meil laua peal on ja kasutame Raivoga, Raivo on juba pikalt kasutanud. No see on jah, nagu võib-olla lisaks ka, et see on nagu meestele välja mõeldud sari, just meeste jaoks. Kui me räägime just nagu ka Kindel mees podcastis, on see meestele suunatud, meeste tervisele, meeste teadlikkusele, siis on see meestele välja töödeldud eraldi nagu siis sari, mis aitab meeste nagu siis seoses kehaga seotud kõike neid terviseteemasid toetada, eriti veel siis sügisesel ajal, oktoober, november on eriti pimedad ajad, et meie kasutame ja julgeme kindlalt nagu öelda, et kui sa nagu annad endale võimaluse neid proovida, kas või kasutada mingi aja jooksul, siis sa kindlasti näed mingit tulemust ja see on kindlasti positiivne. Just, mina kasutan Testo Boosti. Võtame iga saate alguses mingisugused tooted siin natukene detailsemalt ka läbi. Ma kasutan Testo Boosti iga hommik. Seda võib isegi võtta mitu korda päevas ja tõesti silmad säravad, parem nägemine, keha on kohe erksam, naised meeldivad rohkem ja tõesti head toodet ja ma tunnen, et sellesse Eesti sellisesse praegusesse natuke võib-olla pimedasse hooaega on just see booster väga hea ja Ecos on meile ka tulnud vastu sellise pakkumise, et kõik meie fännid, kes te shoppate Ecosi veebipoes www.ecos.ee ja kasutate sooduskoodi Kindelmees 15. Saate te 15% allahindlust nende toodelt, et minge vaadake kindlasti järgi ecos.ee. Ja kui sa naine võib-olla tahad oma mehele mingi kingitust ja näed, et ta võib-olla on kurnatud ja mina ise kasutan samamoodi neid, põhimõtteliselt kõik asju, seda B-kompleks on väga hea just närvisüsteemile. Testo Boost on väga hea, aga kui ma teen trenni palju, siis magneesium peaks kindlasti olema sees. Magneesium on ülioluline vitamiin, et kui sa nagu tegelikult teadlikult oma tervisega, siis magneesium aitab lõdestada,
närvisüsteemile rahustab ja parem uni, et ma tavaliselt võtan õhtul enne magamaminekut või siis, kui ma olen enne trenni näiteks, ülioluline asi, magneesium. Kindlasti, kui sa täna nagu tunned, et sul on lihaspinged või mingisugune närvilisus tekkinud sisse, siis magneesium ja kindlasti soovitan ka seda B-kompleksi, see on ülihea asi. Aga mina võtan nii, et vastavalt tundele iga päev nagu midagi erinevat. Ja see muideks ka see Mineralex on väga hea asi, kui sa näiteks tegeled mingi jooksmisega või niisuguse tugevalt higistamisega, et saada nagu kõik soolad tagasi kätte, siis ma kindlasti soovitaks seda. See ülikvaliteetne asi ja ülihea meel, et selline bränd on meile nagu toetajaks täna tulnud ja me hea meelega nagu seda nagu jagame ja reklaamime, sest see päriselt muudab. Ja just ka Eesti tootjate poolt tehtud, eks, ei ole kuskilt nagu sisse tulnud, vaid Eesti tootjad. Puhas asi. Me teame, kes need inimesed tegelevad inimesed iseenda teadlikkusega väga tugevalt ja loovadki siia nagu ka ühiskonda nagu väga suurt väärtust praegult. Ja, tõsiselt tänulik Ecossile ja tänulik teile, kes te olete jälle siin. Hooaeg 2 muudatuses, uuest kohast, täiesti uuest sagedusest, uuest ruumist, uue produktsioonitiimiga. Muudatuses. Kindel mees ei karda muudatusi, sest kindel mees teab, et universum on konstantses muudatuses. Kindel mees teab, et kõik tema ümber on kogu aeg liikuvuses. Kindel mees võtab muudatused avasüli armastusega vastu. Ja miks ta seda teeb? Et saada fokusseerida ja keskenduda ainult sellele, millele talle on võimu ja kontrolli panna ennast üle võtma neid olukordi ja ei anna energiat ära sinna ja ei pane ennast olukordadesse ja ei tümita endast kohtades, millel tal ei ole võimu. Kindel mees, hooaeg 2. Alustame. No nii, Raivo, kuidas siis tunnen? Kuule, tunne on ülihea, et kui siin suvel vahepeal oli niisugune seisak tundsin, et 2 aastat elasime siin vahepeal Saaremaal ja nüüd kolisime ju juuni alguses kolisime tagasi Mandrile, ehk elame nüüd siin Tallinna lähedal Viimsis. Siis suvel see kohanemine tagasi tulemine võib-olla oli see, mis vajas aega. Praegult on nagu elu nagu üliägedaks selle läinud, nagu kas või sama asi, mida me siin teeme praegult. Ägeda tiimiga siin koos on ja ägedat asja sinuga koos on ja ülim äge aeg. Kuidas sul? Mul on ka nagu mega fucking äge nagu iga päev full tänulikkuses, et elumuudatused on olnud reaalselt see suvi ja megasid taipamisi ja programmide õhku laskmisi enda jaoks ja mäletan eelmiseid aastaid, kuidas sügis on meil on ja sügis tuleb peale ja läheb pimedaks, vaatad kella 7 juba pime, tuleb kergelt selline, et kurat, ma olen ikka siia valesse riiki sündinud ja ikka peaks ära minema ja jälle ja praegu lihtsalt full tänulikkuses, et elu täiega näitab praegu, et kõigest tänulik ja nagu igas olukorras veel rohkem võtab vastutust oma emotsioonide ja tujude osas, et täiega äge. Kuidas sul suvi läks, millised taipamised? Ja, et kui ma tegelikult vaatan, et siin 2 aastat tagasi, siis ma olin peaaegu 7 aastat ütleme meestega tööd teinud ja iseendaga tööd teinud. Teinud erinevaid siis asju, meeste laagreid ja väelaagreid, siis ma jõudsin mingi hetk mingisse kohta, kus ma nägin nagu ära, et see asi on tehtud. Ja miks tehtud, et nagu näed, et see, mida ma teinud olen, et see nagu kordub juba, et see ei paku endale juba rõõmu. Ja tuligi nagu teadmine, et ma pean nagu tegema enda sees mingisuguse restardi transformatsiooni läbi, et edasi liikuda. Ja Saaremaa selles mõttes oli nagu hea keskkond eemalduda, sest see, mis sealt üles tulema hakkas, oligi põhimõtteliselt väga paljuski seotud, nagu sa ütlesid, ka oma tunnete, emotsioonide nagu nähtavaks toomise läbi elamistega. Ja sealt on ikka tuli nagu võimsalt ikka ka varasemat leina päris kõvasti välja. Alla surutud viha, mida me meestena ei oska nagu tegelikult kasutada. Viha on tegelikult ülitugev nagu võimas loomeenergia, aga kui ei oska seda kasutada, siis võib seda emotsionaalset oksendamist või sellist nagu päris tihti toimuda. Raev, mis mul oli alla surutud, kurbus, et see Saaremaa aeg jah, nagu andis mulle nagu aja ja oma ruumi, et ma saaksin enda seda läbi teha.
ja mis siis juhtus, oli see, et teadus muutus põhimõtteliselt, et üks päev lihtsalt sain aru, et nüüd on tehtud ja nüüd tulen tagasi ja nüüd on uuest kohast, mida ma nagu looma hakkan, eks, ja need uued asjad on avanenud, uued asjad juba toimuvad ja see uus on juba, kõik juba tuleb nähtavaks. Kas või sama podcasti uued osad tulevad siin peale, uued inimesed, et see, mis kõik hetkel nagu loob, on täiesti uuest kohast ja suvi tegelikult iseenesest oli pigem mõnus, rahulik ja nautisin täiega tegelikult. Sul kõlas läbi praegu, võtaks korra siin tagasi, et viha saab õieti kasutada. Kuidas sina kasutaks seda? Kuidas me teame, et meil on kuulajate seas kindlasti palju inimesi, kes on täis viha. Kuidas kasutaksid viha, konverteeriks selle energia enda kasuks, mitte et oleks toksik ja et ta sind tümitaks ja energeetiliselt tühjaks, vaid see viha reaalselt tõstaks sind ja viiks edasi. Kuidas sina seda enda elus oled ära kasutanud? No esiteks on see, et sa ei saa oma tunded ja emotsioone üldse valeks teha. Et see on üks asi, mida me teeme, et me ei tohi, meil on mingi ära programmeeritud, me ei tohi meestena oma tunded ja emotsioone välja näidata. Nagu lasteaias saadik juba, et poiss ei nuta ja nõrgad, see on täielik jama. Ma näen ju täna 7 aasta jooksul on üle 1000 mehe läbi käinud. Ma olen näinud mehi nagu väga lähedalt, hingeliselt, eks. Väga võimsad ja väekad mehed julgevad oma tunded näidata välja, sest neil pole midagi kaotada. Need, kes nagu näitavad, et mul on kõik nagu hästi, eks. Ma aina rohkem nagu näen seda ühiskonda selle peale liikuma, et pumpan ennast üles, tatoveerin ennast ära ja räägin mingit roppu juttu, siis ma olen kõva mees nagu. Tavaliselt see vend istub mul vastas, on nagu hiireke istub, ta ei julge isegi piuksu teha. Et julgus nagu enda seest nagu välja näidata oma tõelist nagu hinge või sellist tõelist nagu olemust, see nõuab nagu julgust ja siin on see tunded ja emotsioonid, eks. Viharaev on tegelikult ülivõimas loomaenergia, aga kui sa juba räägid transformatsioonist, eks, või ütleme selle viharaevu nagu ümber transformeerimisest, see on juba järgmine tasand. Piisab juba sellest, et ma ei tee seda valeks enda puhul. Mul on hea näide, ma olen ju rääkinud, vaata, et mul kunagi siin 3-4 aastat tagasi tütar aktiveeris, väike tütar, eks, oli 4-aastane, siis hakkan hommikul lasteaeda minema. Tunnen, et hakkab asi nagu üles keema, nagu vihaenergia, eks, sest et näo, minuga on kõik hästi. Aga laps on see, et ta tajub ära, kui see point on see, et laps tajub ära. Kui isa, ema on pistoff, on vihased raevus, nad tulevad, sõidavad sulle sisse, et seda energiat veel rohkem aktiveerida, et see plahvatus käiks ära nagu välk ja loob puhtaks, eks. Ja siis ta aktiveeris mulle, ei pane riidesse, kohtumisele minek, umbes ka oli podcasti minema, kui ma ei mäleta Google, ei jõua enam ja ei tee ja siis tunnen, et see vihaenergia tekib üles ja siis ma ütlesin ainukesena ühe sõna talle. Ja see oli kortermajas, mul oli mingi lugu ka, et nagu, kuidas sa seal hommikul kell 8 hakkad karjuma esiteks. Ja väike laps on kõrval ka, et kuidas sa karjud tema juures, et saab mingi trauma endal seal nagu, eks. See esimene asi, mida ma tegin, oli see, et ma ütlesin, et mul tuleb viha ülesse. See ei ole sinuga seotud, ütlesin tütrele, kerasin pea ära, et täies kõrvis panin. Nii palju kui tuli. Siis tütar vaatas mulle otsa, ütles, on sul veel või? Ma ütlesin, on küll, panin ühe korra veel. Nii palju kui tuli nagu. Ja siis oli puhas ruum. Ütles, no nüüd lähme lasteaeda. Eks see näitab, kuidas tegelikult me nagu oma tunded ja emotsioone nagu alla surume nagu, ja neid valeks teeme. Eks. Kui nüüd rääkida nagu teadlikumast tasandist, siis kuidas on võimalik nagu viha ja raevu nagu transformeerida loomeenergiaks, on see, et sa võtad sellega kontakti. Sa tunned viha ja raevu enda sees, lähed sellesse enda sisse, hingad rahulikult, ütled, et ma luban selle viha raevul olla ja võidki läbi sisemise kavatsuse enda sees öelda, et ma transformeerin selle. Seda on isegi võimalik nagu energiat üles poole tõmmata näiteks, kui sa oskad seda energiat üles poole tõmmata ja transformeerid selle loome energiaks enda sisse, nagu tunned, et see nagu muutub ära. See viharaev kaob su ees ära ja avaneb mingi täiesti uus tasand, niisugune jõuline, nagu vägi isegi võiks olla. Ja mis viharaev veel on, ta on hästi tugev, puhastusenergia. Nagu tuli, käib nagu välk nagu üle, eks. Ja ta puhastab nagu ära. Ehk tegelikult me ei tohiks meestena üldse nagu inimestena oma viharaevu alla suruda, vaid teadlikult seda nagu läbi elama, läbi kogema enda sees. Ja nii kaua, kui ma eiran seda enda puhul. See on nagu külaline, mis tuleb külla ja ma ei võta teda vastu. Või siis ma olen öelnud ka auto puhul, et sul on nagu mingi hea auto, nagu, eks, ja heitgaasid on, pane sumpsile ette mingi kartul või see õun. Nagu. Mis juhtuma hakkab? Vingu hakkab sisse ajama. Ja sageli me surume selle vingu sinna endale alla kuhugile, siis ta lipitseb. Siis on nagu päästikud, alkohol, mõnuained. Siis me nagu avaneme, siis me karjume, nutame, et see on see koht. Kuidas sina, kas sa oled üldse oma
vihaga kontaktis olema. Ma tean, et sa tegelikult, ma nii palju sind tean, et sa nagu oskad ennast handida päris hästi nagu, on ju. Aga ma tean, et üks koht, mis sind nagu trigerdab, on liiklus, on ju. Äkki paari sõnaga räägid, et... Liiklus, mul on liiklus, et keegi ei oska ju sõita, on ju, kõigil on kehvemad autod, rehve ei ole all ja kuidas on võimalik ja ma ütleme ausalt, et ma tooks täna selle Tallinna liikluse võrdluseks koroona ajaga, et minu jaoks oleks pidanud selle kõik kodust tööd tegema ja liikluse kinni panema, et see on nagu, ma reaalselt suvel ei käinud linnas, käisin tõukerattaga või tsikliga, et käia autoga. Ma isegi ei hakka praegu siin podcasti sinna minema, aga minu üks suuremaid triggereid on kindlasti liiklus ja mis ma olen siis teinud, võtnud selle hingamise appi, oledki seal rooli taga. Hingad, et sa ei tuleks sealt autost välja ja ma ei tea, muidugi kujutad juba ette, et on mingisugused 2050 aasta ja sul auto tõuseb õhku ja sõidad teistest üle seal, et nagu kuidas on võimalik, et liikluses nii kaua aega läheb. Mul on endal üks tugevaid programme on see, et ma hiline kunagi. Reaalselt ma hiline kunagi. Et ma nagu olen alati õigel ajal kohal. Ma olen täna nüüd läinud sellesse kohta, et ma olen hakanud seda programmi õhku laskma, et aega pole olemas on ja mis siis, kui see hilinedki on ja mis siis tegelikult juhtub. Aga tulles viha juurde tagasi, et huvitav on see, et ma ei tunne täna enam viha. Aga kuna ma nagu ma panen selle viha võib-olla sinna nagu, kui me räägime nagu sagedustest, siis allapoole, siis ma kogu aeg tahan olla siin üleval, et ma vaatan, ma ei taha midagi, viha, kättemaks, võrdlemine, tagarääkimised ja nii edasi, et ma tahan kogu aeg olla siin üleval. Soovitan kõigile tulla see üles Penthouse'i, siin on nii vähe, siin on nii palju ruumi, vähe inimesi, ülihea olla, et siin kus mediocre ja siin, kus see, mina nimetan seda roti mentaliteediks, kus ongi viha, toksikus, kättemaksud ja nii edasi, et see on nii kitsas ja nii palju inimesi, et nagu tõstke ennast sageduse haaval ülesse siia. Aga mind viha nagu toetas noorena, kui ma sõitsin bussiga trenni ja ma olin lihtsalt vihane, et miks minu vanematel ei ole võimalust mind viia trenni. Ja nii edasi koolides, miks mul ei ole sellist autot nagu teistel. Miks mul ei ole selliseid riideid, selliseid elu ja nii edasi. Ja miks räägitakse mingisugust Rothschildidest ja ma ei tea, mingisugustest eliitidest. Miks mina ei saa olla eliit, on ju? Ja see viha toetas mind sellest, et see süstis mind nii tänasesse kohta, kus mina olen eliit. Ma sõidan üks puha, millise autoga ma soovin. Ma sõidan üks puha, mis lennukiga, mis ettevõttega business klassis, üks puha, mis riiki mööda. Et see viha toetas mind, ma konverteerisin selle viha, mitte et ennast tümitada ja ohvri rolli. Miks mul ei ole, vaid et mitte inglise keeles on not why me, vaid fucking try me. Not why me, fucking try me. Ehk siis täna ka, et kui universum, ma ei ole selles ohvri rollis, et miks mina ja oled vihane ja kurb, vaid sellest, et nagu just mina olen eliit, mul on kõige paremad asjad, mul on kõige parem pere, kõige paremad sõbrad, mina olen kõige parem. Ja mitte nartsistlikust kohast, mitte egoistlikust, vaid ennast tõstvalt. Sest kui mina ise ennast ei tõsta, kes siis tõstab? Sellised mõtted. Ja mul on selle kuidagi, ma olen üle 15 aastal olen enesearengu teel käinud. Hästi palju iseendaga tegelenud, endast investeerinud, teinud erinevaid praktikaid, erinevaid õpetusi läbi. Kõike nagu testinud enda puhul. Ma olen nagu olemas nagu kogeja, ma tahan enda peale nagu läbi kogeda kõiki asju. Siis ma jõudsin nagu sellesse kohta, et väga paljud sellised võltspirituaalsed õpetused või aegunud õpetused räägivad, et tee kogu aeg selliseid positiivseid afirmatsioone, tõsta ennast kuhugi kõrgele ja ära vaata see sisse. Bullshit täielik. Ma täna ütlen selgelt välja, et need õpetused, mis räägivad sulle, et sa tee nagu mingid positiivsed taotluseid, räägi, et ma olen kogu aeg nagu õnnelik, istun kuskil pilve peal kogu aeg nagu hea olla. Ei, minu jaoks see toimi. Ja ma olen väga palju kogenud. Kui sa ei tunne ka seda? Sa ainult lihtsalt räägid endale. Ma tahangi öelda, et see on kehateadus, kuhu me oleme jõudnud. Keha on nagu kosmoselaev. Me maandusime hingena siia kehasse. Kasutusjuhendi maha. Kasutusjuhendit ei ole. Kes human designist on võib-olla kuulnud midagi, uurige, see on sinu keha kasutusjuhend. Ja paljukski need asjad, mida sa oled enda puhul valeks teinud, sa lõpuks hakkad nägema tegelikult, et see on sinu tugevus hoopis. Ja ühiskond räägib, et see on võib-olla midagi vale. Et kui enda puhul tunned, et sul on mingi trigerdus sees, et sa tunned nagu, kurat, see on mingi, ma ei tea, minu mingi trigerdus või mingi nagu jama, see võib sinu tugevus olla. Ja ma jõudsin sellesse kohta, et kui sul on kehateadus ja kõige suurem eesmärk on kehasse tulla, see sama kohalolu, eks. Meie väepistiku pesa on siin kohalolus.
siis kui ma ei tee neid asju oma kehas läbi, oma tundeid, emotsioone ei koge nagu läbi, siis on varem või hiljem oled energeetiliselt lekkes sees. Energeetiline leke on see, et sul on kuskil energias on leke auk sees, kus energia läheb välja. Sa võib pumbata seda siia sisse küll, aga ta kaob ära. Ja see, mida ma 2 aastat tegin, mida ma olen pikalt eiranud, ka läbi oma leinade asjade teinud, ma lähen pilve peale, ma istun eemal, ma olen kõrgel kuskil. See tuleb kaasa. Nii kaua, kui sa lõpuks selle läbi teed. Tunnete lõpuni tundmine. Lõpuni välja tundmine ja nutad ja naeradki korraga. Ja kogedki seda viha nii, et värised, eks. Aga sa näedki nagu lõpuks näedki läbi, et need on kõik vajalikud. Et tunded, emotsioonid on nagu keha üks osa. Ja mitte valeks seda tegemine. Ehk minu soovitus on see, et selle asemel, et nende oma viha ja ütleme tunnete, emotsioonid põgeneda, istuda kuskil ka spirituaalse kuskil pilvekese peal. Ma olen mingi inglite maailmas siin nagu. Pigem võtta vastu nad, läbi kogeda, öeldagi, et ma luban olla oma vihal. Ma võtan oma raevu vastu, ma võtan oma kurbuse vastu, ma võtan oma rõõmu vastu. Äge koht ongi see, et ma lõpuks nägingi, et tegelikult ei ole üldse vahet, kas on kurbus või rõõm. Need on mõlemad ilusad. Või viha ja raev, et kumb on parem nagu. Üks toetab teist. Just. Ja mis see point tegelikult on? Point on see, et tunded on sinu hinge sõnumid, sinu hinge keel tegelikult. Ta on puhas kompass. Kui sa hakkad oma tunnete, emotsioonidega nagu, tunnetega kokku saama ja päriselt neid kuulama, siis ta näitab sulle kogu aeg nagu kompassina teed. Ja see sama sõnum, et mida ma tegelikult tahan elus, kuhu ma päriselt tahan liikuda, võib-olla nagu meeste puhul kõige nagu primitiivsemad on, külm, soe on ja mul on häda näiteks on, et ma rohkem ei teagi midagi. Aga kui sa lähed poodi ka, sa ei osta terve poodi ennast tüüaks, sa küsid, milline isu mul on, mis mind täna tunned, mis isu mind on, eks. Ja ühiskond on ära täiesti lukku tõmmanud. Kui sa räägid mingit tunnetest, siis on täiesti mõttetu vend. Mina ütlen, et need on väga võimsad mehed täna. Siin ühiskonnas võib olla 1-2%, kes julgevad päriselt elada oma tunnetega koos. Ma pean just mehi silmas, naistel on teine maailm, eks. Sest nad on saanud oma sisemise kompassiga kokku. Ja nad ei pea midagi tõestama. Et minu sõnum pigem on see, et varem või hiljem siin elutee on, kui ülikool tuleb sul üks päev ette, kuule, aga sa ei saa ennem edasi minna, kui sa selle programmi nüüd läbi teed või selle nagu õppetunni läbi teed, et sa enda sees need läbi lased. Ja siis sa nagu avaned täiesti uude kohta. See on vähemalt minu kogemus. Ja, et mulle meeldib see ka, et see tunnete rääkimisest, et mul on sõpru, kes algul, kui ma hakkasin podcasti tegema, vaatasid ka, et kurat, Tormet normaalne vend, aga nüüd räägib mingi teadlikust elust, et ta elab küll seda, aga kas on vaja seda kõigiga jagada, on ju. Ja täna need samad sõbrad kõik tahavad saates külaliseks tulla. Kui Tormet tahaks oma lugu ka rääkida. Ja, mul on ka muideks sama asi. Ja siis üks sõber, lähedane sõber, kellega käin iga hommiku iglupargis siis ujumas ja saunas. Tema ütles veel eriti, et mehed, kes käivad psühholoogi juures ja räägivad tunnetest, et nagu, et see on ikka väga bussi värk. Ja inimene on täna selles kohas, kus ta läks naisest lahku. Ta oli ülekaaluline ja täiesti töönarkomaan. Ja täna selles kohas, kus ta toitumine paigas, suhkrupaastud, ei joo alkoholi, võttis tohutult alla, tegeleb teadlikkusega ja ta ütles ühte asja, et ma vabandan kõige selle eest, mis ma ennem arvasin nendest meestest. Ma ei taha kunagi seda vana ennast tagasi. Ma tahan selles uues minas olla. Et uskumatu, mis elu ma elasin. Ja siin on ka, et nüüd, kui sa lähed sellesse teadlikuma ellumehena, et sa jookse nüüd peaga vastu seina ja Wismarisse, kuna meiegi teame inimesi mehi on ja kes siis on leidnud selle teadliku elu, on see siis leinast tulnud aktiveeritud, on see siis suhte lahkuminest aktiveeritud pankrotist ja nii edasi. Ja siis hakatakse kuulma 10 podcasti päevas, 2 raamatut päevas on ja käiakse igal pool psühholoogide asjade juures, et sealt võid ka tupikusse joosta ja lõpetadki Wismarist pärast see valgustamine, mis see on valgustamine, vaid oli info üle küllastumine on ja tahad kiiresti oma aega tagasi teha. 50-aastased mehed on ja mõtlevad 50 aastat elanud mingi karbi taga, mingi tööd teinud mingi sekretärina on ja siis järsku avastad, vau, siin on midagi veel muud on ju. Et mina näen, et see peaks olema samm-sammult on ju. Et see ja sa ei peaks tümitama, et seda vanat ennast ka mitte tümitama, sest see on ikka osa sinust ja seda oli vaja sulle. No just, ega tegelikult kogu selle tegelikult teadlikkuse teekonna nimi on see, et iseenda vastuvõtmine, iseenda aktsepteerimine, iseenda armastamine. Nii lihtne nagu ongi. Kui täna nagu, me mõlemad teeme täna ju nõustamisi ja meil mõlemal on päris pikad nagu järjekorrad ja mina olen rohkem täna isegi keskendunud, ütleme, ettevõtte juhtidele, siis kui ma nägin huvitava kohe ära, et kui ma varasemalt tegelesin pigem nagu massiga, et oleks nagu rohkem inimesi, siis üks kogemus, üks mees, kes tuli mulle nõustamisse,
oli väga nagu sisemiselt väga katki tegelikult. No. Just mingid lapsepõlve, mingid hirmud, traumad, ärevus, ülim ärevus. No. Aga mingi HDO-da nagu täiesti nagu out of the business. Ja ma nägin ära, et selle 3 kuu jooksul, mis ta nagu läbi käis, ta toimus täiesti teadusmuutus ära. Tal oli 100 inimest tööle. Ettevõttes, IT-ettevõtte. Ja 3 kuu pärast ta läks töö juurde tagasi, siis inimesed ta käis, aga ütles, et missugu toimunud on, sa oled muutunud rahulikumaks, sul on selgem vaade, sul on väga nagu selgelt teadmine, mida teha, sa oled nagu iseendaga rohkem kontaktis ja kui ettevõtte juht täna juba muudab enda sees endas midagi nagu ära ja see võib ka sinu pere näiteks olla, kus on su lapsed ja naine nagu, eks. Et kui sina mehena endas midagi ära ju muudad, siis kogu süsteem muutub sinu all ära. Ja täna, eks sul on sama asi, vaata, sa oled nagu rohkem tegeled täna, ütleme ka niisuguse kasiinosõltlastega ja nii edasi, eks, mis on nagu ülim töö, täielik respekt nagu. Et minu juurde satub täna nagu 3 nagu erineva sümptomiga mehi, ka väga rikkaid inimesi. Esimene on see, et tervisega midagi tuksi läinud. Südamerikked, mehelikkuse teemad ehk eesnäärme teemad. Sitem variant on juba see, et on mingi 2.-3. astme vähi teemad nagu, ja neid inimesi on täna. Teine teema on see, et sul on suhted mingid paigast ära läinud. Inimesed 20-30 aastat abielus. Naine ükspäev lihtsalt ütleb, et nüüd on läbi. Ma pole siin 7-8 aastat armastanudki. Ma lihtsalt pole julgenud sust lahti lasta, sest naise jaoks on turvatunne kõige nagu olulisem. Eks? Ja mees küsib, et mis mõttes, et me ju lõime kogu elu selle peale. Ja jälle nagu, see on koht, mis sind äratab jälle. Eks? Ja 3. tasand on siis see, et töö või rahaasjad, pankrotid, ettevõtte kokku kukkumised, sellepärast kui sa elad nagu pidevas nagu ärevuses, sellises allasurutud mingites vihatunnetes või nagu iseendaga nagu eemal. Nagu, see varem hiljem mõjutab ka su ettevõtlust. Eks? Lihtsalt täna ma nagu näen huvitav koht on see, et mehed tulevad 3 sümptomiga, need samad 3 sümptomid korraga. Tulevad nagu nõustamisse, eks. Aga äge on see, et nad tulevad läbi sellest, kui nad lõpuks ütlevad, et kuule, ma ei taha enam niimoodi elada. Ma pean midagi nagu muutma hakkama, eks. Kuidas sul nagu nende klientidega on? See, mida ma olen sulle ennem ka peegeldanud nende klientide nõustamistega, et mina teen seda puhtalt missioonist. Kõige paremini võib-olla ma nagu suudan peegeldada vastu siis finantsosa, kus pankrotist välja tulla ja kasiinosõltuvused ja üldse ülelaenamine ja SMS-laenud ja nii edasi. Aga tuleb hästi palju suhte teemal. Ja muidugi meestel ikkagi, kui sa oled 30 ja sa oled unistanud, 30-selt sõidan Lamboga juba, mul on oma kodu ja nii edasi ja siis tegelikult sa oled ikka palgatööline ja sul on juba 2 last, et kuidas sealt välja tulla. Ma kuidagi mu ellu tuleb neid nõustamisi. Aga põnev on see, millest me oleme sinuga rääkinud. Suvi, päike, aperol, spritsid ja Saku Ice ja nii edasi ja nii edasi. Ühtegi nõustamist. 7 hakkab pimedaks minema. Tindin nõustamine, tindin nõustamine, tindin nõustamine. Et inimesed tule selle pimedusega toime. Suvel on siis lisatööd, päike on ja annab rohkem energiat ja nii edasi. Ja praegu vaata, kuidas inimesed otsivad jälle nõustamisi. Et käisin siin just ühes podcastis. Ise valin väga, kus ma lähen. Tuleb kutseid, aga see fake spirituaalmaailma jutte enam ei viitsi rääkida, et pigem nagu asjadest, et suvel juhtus endal siin üks väga huvitav protsess või taipamine, kus olid sina ju kõrval on ja korra ennem kui läheme edasi nende klientidega, et tooks selle võib-olla siia ruumi sisse, et ma taipasin, et ma panen väga paljudele asjadele nime taha, oma tegudele. Ja proovin siin lahti seda paremini seletada, et kui hommikul ärkasin ka, et vaatasin, mis tundes ma olen. Või et kui ma midagi tegin, et kas mul tuleb energia taha või et ja igale asjale panin mingi nime. Anorgaanika, orgaaniline. Tuleb energia taha, ei tule. Teadlikkus, mitteteadlikkus. Ja ma lasin selle programmi tänu ühe meeste rahvale õhku, kes Kristjan Tiigi, tervitan aitäh sulle, kes ütles mulle, et Ormet, sa paned võib-olla liiga palju igale asjale tähenduse. Ma olen ise öelnud, et motivatsioon võib olla üks suuremaid vaenlasi. Et kui sa ainult motivatsiooni pealt teed hommikul ärkad üles, päike paistab, ma olen motiveeritud, pean tööle minema. Kas sa arvad, et spartalased ärkasid hommikul üles, läksid sõtta, et huvitav, mis tunne mul on või kõht valus või? Nad lihtsalt läksid sõtta, nad lihtsalt läksid oma missioonile ja nad tegid selle ära, mis pidi tegema. Nad ei kontrollinud oma pulssi siit kuskilt kaela äärast või vaatanud, et käe mingi nuti kella pealt, mis mu koloraalse magamatus on. Nad lihtsalt läksid ja tegid ära.
ja ma üldse tunnen see sõna motivatsioon, ma olen alati öelnud ka, et ärge vaadake YouTube'ist neid motivatsioonivideosid, vaatad seal jess, lähen teen ära. See kestab kaua, see on nagu narkootiline aine on ju. Ja Everesti tipus Nõlval on täna surnukehad ära külmunud, kes olid ühel päeval väga motiveeritud mehed. Mis see juba öelda tahab? See ülemotiveerimine on ju, et nagu see tasakaal siin kõiges. Ainult motivatsioon ja energia viib mind tööle, mu projektidele hoiab mind keskmes, siis jälle üle motiveeritud viib sind veel suurematesse nagu unistustesse, mida võib-olla ei ole vaja täitagi, on ju. Et ma arvan, kõige suurem klient minu nõustamises olen ma ise endale. Nagu, ma ei mäleta, kas ma olen selle podcasti seda rääkinud, et mul on nõustamistes on selline vihik, kus mul klientide nimed ja siis seal on ühe koha peal on ühel lehel, kus on Ormet Tõnismaa, kus on reaalselt kirjutatud, millal ma jõin, millal ma tegin mingeid asju, et ma ei valetaks ise endale mingisuguseid illusioone või mingisugust lugusid või storysid. Mul on reaalselt Ormet Tõnismaa all on välja toodud mingisugused oma, ütleme sellised raskused või mingisugused taipamised mingis kohas, kus ma tahan läbi minna. Ja ma olen täiesti nõus see motivatsiooni teema, selle haipimise teema on hästi huvitav selles mõttes, et kus nagu see ühiskond nagu räägib, et me peame kogu aeg nagu kasvama, minema, tegema, trepist üles. Oled see nagu tähele pannud, et meil on isegi nagu ettevõtluses selline sõna sees nagu negatiivne majanduskasv. Sa kukud, aga ikka kasvad siis. Kuhu siis? Kuhu sa kasvad siis? Negatiivsusesse? Et kogu aeg pean nagu minema. Et ma olen nagu väljakutset teinud, ma olen sulle ka praegu täna väljakutse. Võta üks päev nädalas, 1 tund ja sa ei tee mitte midagi. Lihtsalt istud. Kui sa ei oska seda, siis uuri Fred Jussi õpetab sulle seda molutamist. Mitte midagi ei tee. Ja sa märkad, kui sa lähed istuma, sa hakkad märkama, kuidas su meeleprogrammid hakkavad tööle. Ma lähen ikkagi, võtan selle ära, vaatan, mis Netflixis ikka on, keegi helistab ikkagi ja hakkab kogu see süsteem nagu pihta ja mängima. Oluline on ma pingutan ja see on ülioluline, et energia taha panna, midagi nagu elus ära teha, nagu sa ütled ka, et ärkan hommiku üles, panen energia taha, eks. Mina olen läbi pannud. Ma ütlen, 2018, kui tegin meestele joogat, ma kukkusin kokku, siis see sama programm oligi taga. Teen ja kogu aeg, lähen kogu aeg, eks. Aga mida ma ära unustasin, tead seda? Lõdvestumise. Et ma vahepeal nagu lõdvestun ja hingan, eks. See sama. Nagu meil ka see energia läheb nagu räigelt nagu üles. Ja täna ma olen õppinud seda kohta, et ma pingutan ja panen oma energia tahale ja samas ma lõdvestun. Võtan selle aja, lähen pikali, olen kas või 20 minti päeval, näiteks ma teen päevased sellised power snap'i uinakuid nagu on, läheb pikali maha läbi oma teadlikkuse, viin ennast sellesse kohta, et ma jään sekundiga magama ja 25 minuti pärast ma ärkan täpselt üles ja täpselt niuke tunne, et see oleks nagu terve öö läbi maganud. Ainult selle pärast, et mitte 20-selt, 30-selt või meeste puhul ma näen 40-selt, kus on esimesed sümptomid, kus keha hakkab üles ütlema, et sa ei pea sellele tegelikult nagu vastu. Mina näen, et ma enam olen 100 aasta. Ma olen 52 täna. Ma olen vitaalsem kui 15 aastat tagasi. Ma pole elama hakatki veel, eks. Ühiskond ütleb, et 50 aastast hakkad ära surema. Ma tean mehi, kes ütlevad 50-st, ma ootan oma surma täna. Millal tuli ära lõpuks kustub? Kas see on nagu okei või? Ehk see sama asi, motiveerin üles, kogu aeg panen, teen, lähen, panen. Ma küsin, millal sa hingad? Millal sa lõdvestud? Millal sa ütled, et see sama hea näide tegelikult, see Mount Everest. Sa lähed ühe päeva üles või? Seal on baaslaagrid. Lähen üles, tulen alla tagasi, hingan, lähen üles, tulen alla tagasi. Et ei unustaks ära seda vaatamist, sest tegelikult sinna üles minna klapib peas täiesti mõttetu. Äge on see, et sa nagu vahepeal hingad seal, jood teed ja vaatad seda vaadet. See on äge elu puhul. Et ma kutsun sellesse kohta, et pinguta tõesti, ongi vaja energia taha panna, aga õpi lõdvestama. Õpi aega endale võtma, mine metsa loodusesse, ole ise endaga, astu välja nendest programmidest, mis sul nagu sa pead tegema, sest sina oled kõige tähtsam. Sellest hakkab kõigest ju pihta. Sinu tervis, sinu heaolu ja kui me täna räägime ka sellisest valitseja sagedusest, kes ma vastutan oma elu eest, ma valitsen kõige eest, siis milline kuningas sa täna oled, küsiks selle kohta. Kas see, kes laperdab, tõestab pidevalt
Sest ma näen ju nagu meeste puhul eriti näen läbi, miks me täna pingutame tõestama on see, et tegelikult siin all on, sa tead, mis asi on, väärtusetuse programm, prostituudi sagedus. Just, ma pean pidevalt pingutama, et olla keegi. Sa sündisid siia maailma juba väärtuslikuna. Sa olid beebina juba väärtuslik. Sa pead mitte midagi tegelikult tegema. Kordame üle selle korra selle prostituudi sageduse. Mis on prostituudi sagedus, kes ei tea veel? Prostituudi sagedus on see, et sa tunned, et sa täiesti väärtusetu. Sa pidevalt pingutad, et olla väärtuslik. Sa lood enda ümber mingit väärtust, väliseid asju, autosid, majasid, et näidata, et ma olen keegi. Kui sul neid asjad nagu endalt ära ümbert võtad, kes sa siis oled, ma küsiks. Ja sama sõnum on, et kui täna sa nagu lähed metsa täiesti paljalt, kas sa tunned, et sa siis oled väärtusetu või? Programm on see, et kui mul on midagi väliselt, ma tõestan, et mul on midagi, eriti siis noorte maailmas on. Kui mul on Lamborghini, ma olen keegi. Kas sa oled ilma Lamborghinita väärtusetu, ma küsin siis või? Sinu väärtus on see, et sa juba oled siin maailmas. Sa sündisid siia maailma. Ja ma küsingi, kui sa need kõik asjad ära võtad, kes sa siis oled? Just. Prostituudi sagedus ja inimene, kes tingib hindadega, ei jää kindlaks oma hinnale ehk siis oma väärtusele ja on nõus tingima oma väärtusega, et kui sul on oma väärtuse hind paigas, siis sa ei tule sealt alla. Sa ei kauple. Sa tead oma väärtust, sa ei kauple, sa ei lähe nagu selle peale välja, et ma enda puhul kunagi nägin sellise prostituudi sagedust. Teed mingi ägeda asja ära, oleksin ikka paremini teha. Sitast ikkagi. See kogu aeg teised ütlevad, kuule, jumala hästi on tehtud. No ikkagi mina ei tea. No kui ma ei tule hinnast alla, siis ma ei saa tööd. Kui ma ei tule hinnast alla, siis ma ei saa mingit projekte ja nii edasi hakkad endale rääkima ja mingit lugusi jälle. Huvitav on see, et see välismaailm nii kaua sind testib. See välismaailm on tegelikult projektsioon sinu enda sisemaailmast, eks. See välismaailm testib sind nii kaua, kui sa ise nagu oma väärtuse üles leiad. Kui sa endiselt märkad, et keegi tingib suga, tahab suga, kuule see ikka ei maksa nii palju või mingi asi, siis ta tegelikult tuleb sulle nagu näitama, et kui palju ma ise ennast väärtustan, kui palju ma ise ennast vastu võtan, kui väärtus ma tegelikult nagu olen, eks. Et see, kas sa tahad nagu olla selles maatriksis nagu patarei, kes tullakse, võetakse see energia nagu ära või sa tegelikult ütled, et mina loon seda reaalsust nagu, see on nagu täiesti erinevad sagedused nagu, eks. Ja see ongi see, et ma väärtustan, kes ma olen. Ma ütlen, et ma jälle nagu räägin seda kohta sisse, et kunagi tehti mingisugune uuring, teadus mingi uuring, et kui teha selline inimene valmis, nagu sina Ormet täna oled, nagu, mida ei ole võimalik mitte kunagi teha, see on täiesti unikaalne, aga ligilähedane, tehakse nagu tehislik, AI mingi värk, selle hind oli miljardites. Aju maksis juba miljoneid ja miljoneid, nagu, siis kui odavalt ma täna ennast müün, tegis selle kohta küsimus, kellele ma ennast täna müün ja kui odavalt ma ise endasse usun, kui odavalt ma ennast peeglist näen, on ju. Just, sest see maailm on ju loodud tegelikult täiesti külluslikuks maailmaks, me oleme tulnud tegelikult seda elu nagu nautima, kogema ja täiesti fannima oma elu nagu, eks. Aga need programmid pean hommikust õhtu nagu pingutama, kellegi nimel nagu tööd tegema, see on puhas nagu see sama kollektiivne programm, mida me siin õhkulgi laseme nagu, et kui sa lõpuks nagu sellest läbi näed, siis sa lihtsalt nagu hakkad naerma kõva häälega nagu kogu süsteemi peale. Tulles tagasi veel klientide juurde, nõustamise juurde, siis ma ise tunnen, et minu klientide, kes on minu juurde jõudnud mehed, suurimaid soovitusi ja taipamisi on ikkagi olnud, et olen neile teinud sellise väljakutse, et ole pool aastat, alustanud 3 kuust, kes poole aastaga, kes aastaga, kaine. Sa isegi pakkusid aastat. Ja, ma olen välja öelnud sellise lause, et ole 3 aastat kaine ja ma luban, et sa oled miljonär. 3 aastat kaine, keskmes, sa oled miljonär, kui sind huvitab finants. Kui sind huvitab pere, sa oled oma kõige parem pereisa ja lastele isa eest, naisele abikaasa eest. Ole lihtsalt kaine. See hakkab nii palju looma. Okei, ma küsiks selle kainuse kohta seda, et mida sa see kainuse mõtled, sest täna ju me oleme rääkinud sel teemal, eks. Et see, et ma täna enne panin nagu viina panin, ja täna nagu lihtsalt olen leidnud mingid psühhoteelsed mingid ained nagu. See peab olema kõigest teema. Aga räägime sellest korraks, et räägime selle lahti. Et see, et ma vanasti panin viina kuskil köögis ja nüüd ma olen leidnud psühhedeelikumeid ja ütlen, et ma olen nüüd nagu mingi spirituaalses maailmas. See on ju põgenemine. Ja ma olen juba kuulnud. Kaine tähendab seda, et sa nagu ei... Üldse mitte mingit lugusid endale ei räägi, oledki kaine. Nagu. Just, see on nagu puhas. Siin samas jälle rääkisime sellest võlts spirituaalsusest, olen siin ka kuulnud nendes sektides, Eesti sektides,
kus üks hetk on kanep on hea, et see ei ole narkootikum, mis teine hetk on sünteetilised ained, on head hoopis ketamiinid ja ma ei tea, mis, et see ei ole kehale halb ja nii edasi, et kogu aeg mingi story rääkimine iseendale, kogu aeg räägid mingit story't, mingit vabandust. Peaasi, et tulla kuskilt rongilt maha mingisuguse kõrvalabiga, aga tule, ole lihtsalt kaine. Ja need tunded, mis hakkavad üles sel ajal tulema, on ju. Need energiad, mis hakkavad üles tulema, et nagu handle need ära ja selle pealt hakkad lihtsalt looma. Et ma olen isiklikult, no ma räägin tõsised feedback, et mul kliendid alati kirjutavad mulle siis kas kuu, 2 või pool aastat hiljem nagu oma elu olukorrast või siis nad käivad paar korda veel ja siis ma kuulen sealt, siis see on ikkagi life changing on mehele ikka väljakutse, ole kaine. Kui sa elad 50 aastani, ütle, sa saad halvas seisus, aga meie eesmärk on 100 aastat elada. 1 aasta olla kaine. 1 aasta olla kaine ja anda endast maksimum. Mis sul kaotada on? Üks pidu, kellegi sünnipäev, mingi juubel, nagu mis story'd sealt tulevad, on ju. Ja nii edasi, ma ju rääkisin endale sellist story't, miks ma ise vahepeal siin alkohol meeldis. Ma ei ole tihe jooja, aga miks ma ei tahtnud üldse ära rääkida, minu parimad ära lõpetada, minu parimad äridiilid on tulnud alkoholiga. Minu parimad relationship business on tulnud kõik alkoholiga. Ja milline lugu? Ja siis mõtled, kas ma siis tõesti ei suudaks kaine peaga endale midagi sebida. Ja siis, kui ma vaatan fakti, tõesti ongi, et ma olen kuskil Dubais või Puerto Banoses olnud reaalselt veiniklaasi taga ja nad on kõige paremad diilid mul. Ja siis lasin selle programmi õhku, ei. Vaat siin tuli see minu viha tagasi, ma ei ole nõus, et see lugu on tõsi. Mina programmeerin jutu, mis on tõsi. Ma ei lase alkoholil kirjutada oma elu. Ma ei lase ühelgi mõnuainel kirjutada oma elu. Mina kirjutan oma elu. Mitte keegi ei hakka minu elu kirjutama. Veel eriti mingi vedelik, mingisugune, millel on alkoholiline promill, kirjutab minu elu. Kindlasti ei. Kunagi ma ei hakka või ütleme sellised ebateadlikuna ja nukses sisemiselt raskes kohas. Ma pean tunnistama, et ma ikkagi põgenesin alkoholi ja ma olen ka ju seda nagu ausalt välja öelnud, et lihtsalt see tundlikkus oli ka nagu nii kõrge, et see nagu tuimestas, eks. Tuimestasin ennast alkoholiga, eks. Aga nägin ka selle koha nagu läbi tegelikult, et ma annangi oma väe ju sinna tegelikult ära, eks. Ma ei võta sellest kohas nagu vastutust, aga ma ei osanud ka tegelikult. Et see on ka nagu aja jooksul tulnud läbi nagu kogemuste ja oli ka tegelikult ju hetki, kus ka sellised psühhotroopsed ained mingit moodi tulid nagu toetama. Aga ma ütlen, et need tegelikult mõnes mõttes on kõik nagu vajalikud olnud. Nad on vajalikud olnud, et enda sees mingid asjad nagu läbi teha, aga nüüd on hea koht, kas ma võtan seda kui tööriista või kui fannimist, eks. Siis ma paljuski tegelikult näen, et see ühiskond ja väga paljud on võtnud seda kui lihtsalt sellest kohast, et ma põgenen ühest kohast siis teise kohta nagu. Ja see ei ole okei tegelikult. Et kui sa tõesti näed, et sul on mingit moodi aidanud, ma tean et inimesi, keda tegelikult on ka kanep näiteks või nüüd mingit teatud kohtas aidanud. Mul on endale sõber kunagi, kes suri vähked ja teda päriselt ka nagu lõpus aitas. Sest ükski ravim ei aitanud ja oligi nagu väga raske nagu seis, eks. Aga kui sa kasutad seda teadlikult kui tööriistana, mitte sellepärast, et ma lihtsalt fannin ja annan oma nagu väe sinna nagu ära, eks. Aga loomulikult ma ise jõudsin sellesse kohta, et ma täna tunnen ennast nii hästi oma teadlikkuses, et need ei anna mulle mitte midagi. Ja ma joo alkoholi juba üle 10 aasta üle purjus olnud, aga ma ei loo endale ka piiranguid. Ma õhtul näiteks naisega pool klaasi punast veini juua, minu jaoks on see okei. Aga ta ei anna mulle rohkem midagi nagu. Ta lihtsalt nagu meeldiv, nagu ma kohvi ka väga ei joo, nagu mõnikord on meeldiv juurde, siis ma naudin seda, eks. Et see on see koht, kas ma nagu naudin seda või ma teen seda sellepärast, et ma ei oska muud moodi või sellepärast, et see ongi nagu põgenemist, et seda on lihtsalt hea enda pool nagu vaadata. Mille pärast need ained või siis ka need põgenemiskohad taha tekivad meeles. Ma ise nagu tahtsin seda küsida, et võib-olla sinul on ka seda lugu, et sa tegelikult ju elades pikalt nagu Soomes, sa võtsid mingi aeg minuga ühendust. See oli siis 2 aastat tagasi vist või? 3 aastat tagasi. Ja sa olid pikalt... Või oli 2, jah. Ja, selle ei olegi tähtsust. Et sa tulid ju tegelikult meeste väelaagrisse, eks? Et ma tahtsin seda küsida, et kas sa enda puhul nagu näed ka, et mis on sinu jaoks mingi life changing on või mis on see nagu murdepunkt sinu elus olnud, et kus asjad hakkavad teistmoodi nagu liikuma, sest sa tegelikult ju oled rääkinud ka seda kohta, et mingi hetk sa tundsidki, et väga raske oli, eks. Eriti mingi suhte teemadel on, nägidki, et asjad nagu ei toimi, nagu, et miks sa tulid üldse minuga ühendust võtsid, ma tahaks teada seda. No ma olen seda tegelikult esimeses hooajas välja öelnud, et tegelikult ma kuulasin sinu ja Kristeli
selliseid teie tõde, teie suhte näpunäiteid ja vaatasin teie Zoom'e ja videosid, et soovitan kindlasti teistel ka vaadata, et sul on mingi leht ka, kus suhteruum, suhteruum, jah. Facebookis. Jah, suhteruum. Ja sealt läks edasi, saime tuttavaks, tulin su meeste päelaagrisse, aga ma näen, et mu life changing koht, ütleme Eestis olles, kindlasti oli see meeste väelaager, kus ma käisin sinu juures. Ja ma olin reaalselt seal kohal. 3 päeva ei olnud telefoni. Ja olin kus juures sa tulid veel vaata? Kahe telefoniga, jah. Et selles mõttes on Tormeti respekt, et juba algusest peale nagu nii tehe olnud, ütles, et ma ütlesin, ma võtan telefonid kõik ära, et mitte sellepärast, et ma tahan ära võtta, et sul enda jaoks vaja on. Tormet ütles, et mul on teine telefon veel kaasas. Et selle ma peidan teki alla ja öösel vaatan, aga siis ikkagi andsin ära. Ja kui ma näen, et mul ei ole sellist life changing kohta, et see koht oli selles mõttes life changing minu jaoks. Meeste väelaager, et kohe kõik, mis ma sealt võtsin, ma kohe integreerisin ka. Ei olnud niimoodi, et ma nüüd homme, ülehomme hakkan või et siis, kui tunnen. Ma kõik need, mis ma sealt kaasa võtsin, kohe integreerisin. Ma lubasin kohe, et ma hakkan tegema, lubasin ise endale. Tegin kokkuleppe, hakkan tegelema nõustamistega ja otsin mingisuguse projekti, kus siis veel ennast väljendada. See projekt on tänaseks kindel mees, on ju. Aga ja selline, nagu ma olen välja öelnud, minu edusaladus on kindlasti self-love. Ma täiega armastan ennast. Ma tunnen, et ei ole olemas esinemishirmu, ei ole olemas investeerimishirmu, rahahirmu, ei ole olemas hirme. Me paneme alati, et mul on esinemishirm, mul on kõrgushirm, mul on, kõrgushirm võib olla, et vabandust, see oli vale näide, aga et esinemishirm, raha investeerimishirm, et tegelikult kui sul on self-love, kui sa täiega armastad iseennast, kui sulle piisab iseendast, siis mis esinемishirmud või investeerimishirmud, kui mina piisan iseendale. Siin tavamees või küsimus, kuradi self-love'is sa räägid või? Kuradi mingi pehmo juttu, mingi kuradi roosa manna jälle. Ei, see on... aga räägi lahti. Tava Eesti mees ütleb, et kuule sa ajad mingi täis jura jälle. Mingi kuradi self-love. Self-love on nagu kõige alus. Ja siit tuleb jälle prostituudi sagedus sisse, kus ma ei piisa, kellelgi on self-love on jälle võrdluskoht, on prostituudi sagedus, madal sagedus. Ma ei piisa, keegi on parem, olen ohvri rollis, sündisin sellesse kohta, ei võta ennast käsile. Ma ju olengi selline. Kõige, ma ei tea, turn off sõna, kui mees, ma olengi selline. Kriminaalid, see ongi minu elustiil ja ma olengi selline. Sõltlased, ma olengi selline, ma olen juba nii kaua seda teinud. Et sa nagu, seda inimesed räägivad 20-30 aastased, nagu sa alles alustad elu. Ma olen 34, ma alles alustan elu. Ma jooksen sarvi veel maha. Ma nagu veel siin nagu väike laps põnevil nagu vaatan, mis siin elus on, et sa alles alustad elu. Et self-love, et ma täiega armastan iseennast. Jälle kordan oma lemmiksõna, et kui sa oled kodus üksinda ja tunned ennast halvasti, oled sa halvas seltskonnas. Et nagu, millised väärtushinnangud mul on iseenda osas? Kuidas ma näen ennast peeglist? Nagu ma olen öelnud, et enamus mehed pesevad hambaid niimoodi, et korra vilksavad peeglisse, julge ennast vaadatagi. Seal on seal hirmud taga, on seal südametunnistus must on ja nii edasi, nii edasi. Et võttes full vastutus oma emotsioonide, oma elu üle ja ei ole selles ohvri rollis. Ma ei ole kordagi olnud üks puha, kus kohas on elus, mis aspektis ma olen olnud, et miks mina või miks minuga. Et ja ma lihtsalt armastan, kogu aeg õnnelik olnud, praegu ka nagu tähega häbi. Kus on suga kaasa tulnud, et kas on suga kogu aeg olnud kaasas või on sa mingi hetke nagu avanenud kuskil? Ma arvan, et see on ikkagi mingi jumala roll on seal olnud noorena pühapäevakoolides sees, kus nagu usk. Ja siis täna olen selle usu siis konverteerinud usu iseendasse, kõrgemasse minasse. Ja ma ei võrdle ennast kellegiga, vaid mina olen eliit. Ma saan kõik, mis ma soovin. Ma saan kõik, mis ma tahan. Ma olen looja. See on see koht. Kas sa, ma näen, et mõni mees võiks su käest küsida, nagu, et okei, kui sa nagu self-love'is kogu aeg, mis sa siis vahepeal siin mingi 51 inimesele võlgu olid ja elasid kuskil nagu rotte? Mis sa see siis oli? Seal, need on 2 sellist taset, et ma ei oleks kindlasti kunagi Pärnust ära läinud Eestist, on ju. See oli see tõuge, see trigerdus, mis ma sain selle tõuke, et ma pean siit ära minema teise riiki. Üks parimaid nagu asju, mis mu elus on juhtunud, minnes ära Eesti ja elades 11 aastat Soomes, näha nagu maailma, reisida palju on ju. Ja sel hetkel mul ei olnud seda self-love'i selle koha pealt, et seal olin ma ülimotiveeritud, selles kohas ma olin see Everestil ülimotiveeritud surnud keha, kes täna seal lebab, kes ei jõudnudki tippu, kes tahtis 1 päevaga jõuda sinna Everesti tippu, ei võtnud kordagi aega, et hingata, teha neid vahepause, vaid oli ülimotiveeritud ja mina arvasin, et siis ka siin on see kiirtee rikkuseni.
Aga jaa, et jälle see olukord, mis seal juhtus on ja olles võlgu, olles selles madalseisus, ei olnud kohtagi, et see minu jaoks, kuidas ma ütlen siis, minu saatus, minu ohvri roll ja ma siit välja ei tule. Jaa, et kas sa nägid ka nagu seda, et see tegelikult ju oli sulle mingit tõuge hoopis? Jaa, kindlasti. Sageli mehed ütledki nagu, või üldse inimesed, et vaata, kui raske mul ikkagi oli, aga kui näha nagu läbi tegelikult, et äkki see oligi tõuge, et üldse kuhugile jõuda. Mina enda puhul näen küll, et kõige raskemad kohad minu elus, kus ma olen ka võib-olla ohvri rollis nagu elanud ja nagu süüdistanud seda maailma kõiges nagu halvas, nagu, eks, et vaata, mis minuga nagu on. Kokkuvõttes on kõige võimsamad kohad, nagu kasvamiskohad minu jaoks olnud, eks. Just. Et tegelikult sellest kohast võib-olla elu tulebki sul näitama, et mida sa nüüd valid, mis on see järgmine samm, mida sa tegelikult teha tahad, eks. Äkki sa ongi aeg lahti lasta sellest suhtest, mis enam tegelikult pikalt ei toimi nagu, on. Või äkki ei ole mõtet seda tööd teha enam, mis tegelikult ei tekita rõõmu või kirge sisse, nagu, eks. Või äkki on vaja nagu oma tervisest hakata hoolitsema, et nagu tegelikult vaadata, mis sisse nagu. Sageli on see ebamugav, eks. Ja jõuame selles samase kohta, et me sageli ei tee neid samme selle pärast, et me tunneme ebamugavust. Aina rohkem tegelikult näen ju sellist kohta, et kui sa võtad selle ebamugavuse tegelikult enda puhul nagu vastu või lubad enda sisse seda, et ma luban sellest ebamugavusel olla enda sees ja sellest nagu läbi tulla, sealt avaneb midagi uut, eks. Ehk endiselt see sinu vägi on kinni seal, kus sa tunned kõige suuremat ebamugavust, vastupanu ja hirmu. Seal on, sinna peaks nagu liikuma, eks. Ja seda me teha ei taha. Siis me püüame nagu väliselt oma välispilti nagu mingit moodi nagu siis turvata, teha mingeid valikuid, et üks hea, mugav. Ja mis siis juhtub? Uinutame ära. Sisemest kasvu ei toimu, hing ei arene, uinutame ennast ära, elama mugavustsoonis ja tegelikult lõpuks kokkuvõttes siis tuleme siia reaalsuses siia maailma, sünnime, küsime what the fuck ja sureme ära nagu. Et kas see on nagu elu siis või? Kui mul mõni sõber tuleb rääkima mulle oma raskest kohast, suhtest, finantsist või kasvamisest või siis kukkumisest kuhugi musta auku, siis ma alati naeran. Ja siis nad vaatavad nagu tore, et ma tulin sulle jutuga, et nagu sinuga on alati hea rääkida. Ja see naeratus on nagu siiras, sest ma alati ütlen neile, mul on nii hea meel sinu üle see koht, kus sa praegu oled. Sest kui sa oled praegu raskes kohas, mustas augus, pimeduses, siis pea meeles üks asi. Sind on just seemendatud. Nii nagu seeme pannakse mulda. Pimedasse, musta, niiskesse. Sealt tuleb, hakkab kasvama taim. Küllus ja suured teod. Et täiega nõus, et just see sama koht, kus sul on raskused, seal sa hakkad aktiveerima, sa pead ennast võtma käsile. Ma ise tunnen isiklikult, et mina aktiveerungi kaoses. Et jaa. See on hea koht kuidagi öelda, et kui sa nagu tõesti tunned, et sa oled elus nagu nii põhja läinud. Nii põhja läinud, et sa tunned nagu põhja oma arvastega. No mis sul üldse kaotada siin elus on? Nagu, mis nagu maine või minu nimi või raha või ma ei tea, ma olen 10 000 eurot kõrvale pannud, et ma julge seda investeerida, ma olen nii palju vaeva. 10 000 eurot! Sa paned sinna oma elu hinna, on siis 20 000 või 50 000 eurot ja sa ei julge võtta riski. Nagu. Sa oled 20, 30, 40 aastane. Terve elu veel ees. Või et ma ei julge esineda. Nagu. Inimestel on endal nii palju muresid. No ma näen täna isegi ettevõtjaid, no, kellel on tegelikult on isegi vahendid, mis siin on nagu kollektiivselt hästi tugev hirm meeste puhul. Ma olen teinud ka meestega sellist ettevõtjatega niisugused pooletunnised üks-ühele lihtsalt nagu küsitlusi, et kus sa täna nagu oled. Ja tuleb hästi tugevalt see koht nähtavaks, et hirm rumalaks jääda, hirm naeruväärseks jääda, hirm läbi kukkuda. Parem ei tee üldse midagi. Ja siis ei kuku läbi ka ju. Ja istud 2-3 aastat kodus, mitte midagi nagu ei tee, mugavustsoonis on. Tegelikult sisemelt täiesti nagu läbi kurnatud, aga julge sammu teha, sest nii suur hirm on see, et see ühiskond on olnud nagu niisuguse mudeli, et me peame igas asjas nagu üliperfektsed olema, üli hästi kohe hakkama saama. Mina oma elu jooksul käis ühte nii teist teed pidi. Ma pole ühtegi inimest täna veel näinud, kes on sündinud meistriks. Kõik on kasvanud meistriks. Läbi erinevad kogemust. Kukkunud tõusen püsti, lähen edasi. Kukkumine on lubatud. Aga lugu, et ma nüüd ükskõik, me hakkame podcasti tegema, eks. Iga podcast muutub paremaks, eks. Tagant järgi vaatad võib-olla, et esimesed podcastid ei olnudki võib-olla nii avatud, eks. Üks lugu, mis ma sulle ütlesin. Enamus produktsiooni ettevõtted, YouTuberid ja podcastide tegijad ütlevad ühe lause.
sa ei saa kunagi esimeste videodega vaatamisi. See on üks lugu. Meie esimesed videod on ühed vaadatumad videod. Kus YouTuberid ja tipptasemel algoritmidega produktsiooni ettevõtted ütlevad, võta rahulikult, esimeste videodega sa nagunii vaatamise ei saa. Neil on kõige vaadatumad. Kes räägib neid lugusi? Kes räägib mingi statistika? Kollektiivselt ongi need üleval, et umbes ka ettevõtte loomise puhul on see, et kui teed ettevõtte, saad ise, me oleme rääkinud sellest, siis läheb 2, 3, 4 aastat aega, et sa hakkad kasumit teenima. Kelle lugu see nagu? Esimesest päevast hakkad raha teenima. Kelle lugu on see, et pead investeerima aega ja palgafonde koguma ja siis 3-4 aasta pärast hakkame dividendi välja võtma või palka tõusma. Kelle lugu? Just, aga kui sa tegelikult ka ju. No mis mõttes seda? Ma esimene päev hakkan tegema raha. No. Et kui sa usud seda, siis sa ju lood seda. Ma trigerdan sind, tule nõustamisele, ma näitan sulle, et ma võtan su 20 minutiga su äriplaanile, su ettevõtte laiali, et sa ei teeni esimesest päevast raha. Bullshit, ma näitan ise ette sulle. Kui sa trigerdad sind. Ütled, et see ei ole võimalik, et nad elavad roosamannas. Mine Google'da, vaata inforegistris ettevõtte käivet. No. Et see ongi see point tegelikult, kui sa usud sellesse, mida sa nagu räägid ka vaata, sa lood oma ju reaalsust. Iga su sõna, mõte, tegu loob praeguse hetkes sinu tulevikku. Kui sa usud seda, et see võtabki aega, mõnel ütleb, et aasta, mõni ütleb 5 aastat, mõni ütleb 10 aastat, siis sa seda ju loodki endale. Kui sa ütled, et ma loon oma raha tulu praeguse hetkes kohe nüüd, siis see nii ongi. Ainuke asi, mis tekib siia taha, on see, et minu sisemine kõhkutuse kahtluse. Kui ma kõhklen ja kahtlen oma otsusesse, sisemise otsusesse ja valikuse, siis ta ei loo ära lihtsalt. Ja see koht ka, et alati nagu otsida sobivat kohta, et Timo Tõnismaa, mu parim sõber, muide 11. osa, kes tahab tema elulugu kuulda. Mäletan, kus me elasime Soomes 10 aastat tagasi ja kogu aeg oli, ta rääkis ühte story't, et kuuled, et hakkame jälle sporti tegema. Kui ma 5000 eurot on kõrvale pannud, siis hakkame sporti tegema. Oli 5000 eurot kõrvale pannud, ikka ei teinud. Kui mul on 25 000 on kõrvale pannud, siis ma hakkan vähem tööd tegema ja hakkan trennis käima iga päev, ikka ei teinud. Lõpuks ta oli miljonär ja ikka ei teinud. Ja mis juhtus? Ta põles läbi, oli peaaegu eluga vaakumas seal haiglas, tuli sealt välja ja siis hakkas sporti tegema. Et see ka, et otsid kogu aeg sobivad hetke. Siis kui on lapsed üles kasvatud või kui on rohkem raha kõrvale pantud või kui on rohkem aega, et saad 50 ja siis taipad või 60-selt oma surmavoodil taipad. Ma täna vaatan maksimumi, ma tahan kuubikuid, tahan kõhulihased välja saada. Ma tegutsen sellega täna juba. Täna toitun õieti. Täna teen trenni. Ei ole sobivat aega. Nüüd on sobiv aega. Just nüüd kohe praegu. Tõused püsti, kuule lõpuni podcasti, lähed hakkad kohe pihta. Oma unistuste poole. Mitte ei otsi mingid vabandusi, mul ei ole finantsi, mul ei ole aega, ma pean olema lapsega ja nii edasi. Kõik on bullshit vabandused. Kõik võimalused on olemas. Sina ise lood, sina ise valid. Aega ei ole olemas. Et jah, see on isegi selline asi, et ma küll unistan, aga ei tee samme, eks. Et siis kui ja unistangi, jäängi sellesse, ka see spirituaalses muljes on see sees, et ise mingid tegusid tegema ei pea nagu, et manifesteerin selle alla ja siis ongi nagu laua peal mul nagu, eks. Aga taha jääb see nagu ära, et teen ka sammu selle nimel, et seda reaalsusesse luua nagu, eks. Et astun teen. Samm näitab teist võimalikkust. Just, et kui me võiksime rääkida, me teeme podcasti, aga me ei tuleks siia kokku, siis seda ei toimuks, eks. Ja kui me loome illusiooni, et see peab olema täiesti perfektne, täiuslik kohe, siis me ei hakkaks kunagi tegema ka seda, eks. Ja see ongi täiuslik. Just. See on kogu aeg täiuslik. Just, kogu elu on täiuslik. Just. Elu on, kõige parem näide ongi see, et sa lähed ju metsa. Sa vaata metsasse ringi. Puud, katkised puud, terved puud, männid, kuused, kased. Kas sa ütled, et midagi on valesti seal või? Täiuslik. Jah, koju lähed küll, et vaatad, et see on nagu paigast ära jälle, eks. Ja tegelikult, kui sa vaatad nagu loodust, minu meelest nagu loodus selles mõttes on äge koht ja sageli mina käin väga palju looduses, sest ta nagu hästi laeb mind. Siis sa vaatad, tegelikult ei ole vahet, isegi peale tormi siin käisin, siin Viimsi poolsaare tipus, kus oli nagu täiesti nagu tuulis paska üle käinud, puud olid katki ja vaatad nagu üliäge. Ja ei anna hinnanguid selles osas, et see puu peaks nagu 10 senti siinpool nagu olema, eks või. Aga miks me siis oma ellu seda sisse toome? Kogu aeg jah, et selline või et mingi lisa nagu sa ei kasuta neid tööriistu või seda, mis elus on, et ma toon näite, kuidas praegu kokakoolides ja uute noorte kokkadega uues ajastus on probleeme sellega, et ei osata kasutada soola ja pipart ja võetakse omal 20-30 maitseainet, et teha midagi mega erilist, tulla täielikult välja mingite eritoitudega, aga soola ja pipart ei oska kasutada. Täna näiteks kokkadel ongi just noortel, et õpi kasutama soola ja pipart, sellest piisab. Ehk siis sa räägid kogu aeg enda, mul on vaja lisamaitseaineid, mul on vaja seda, toda, 3., 4., 5., siis hakkan, siis saab, siis olen väärtuslik. Alusta iseendast, kuku iseendasse, võta ennast vastu
käigi kas või metsas jalutamas ja kõik on ideaalne lihtsalt. Et isegi sama sõnum, et kui sa lähed metsa ja jalutad 45 minutit, telefoni jätad maha, lihtsalt 45, lihtsalt jalutad. Juba see muudab su teadus ära. Kui selle asemel, et lihtsalt otsida mingit, ma ei tea, mingit kiirtoitu või kiiresti mingit kohvi peale tõmmata, ja sõnum on ka see, et kui sa tõesti tunned, et keha on väsinud, siis on kõige hullem variant see, et sa tõmbad kohvi peale. Siis keha ütleb, et ma tahan väärt puhata. Kohvi sa võid nautida, kui sa päriselt tunned, või ütleme energiajoogid, kõik, mis seal on. Kui keha ütleb, et ta on väsinud, ta tahab puhata. Ja kõige hullem variant, mis sa teha tegelikult on saad, sa paned ma kehale nagu ülikõva paugu sellega, et sa ei kuula keha ja tõmbad mingisugune energeetilise laksu peale kohe. Mina ütlen, et alati, et kui sa nagu tõesti tahad neid kohvi või midagi niisugust energiajooke kasutada, kui sa naudid neid, see on okei, aga sa ei teed selle pärast, et sa oled sõltuvuses sellest. Sõidad Statoilist mööda, tulen ma väsin kohe kohvi peale. Mis siis tekib? Energeetiline võlg tekib sul sisse ja varem või hiljem sul lööb sul kehas kuskil välja. Mitte nagu Ormet vodka ja Red Bull. Raivo siin kogu aeg üritab ikka mind teele tagasi tuua, et Ormet, et joo viina, kui sa tahad, aga ära joo seda Red Bulliga. Red Bull on, ma ütlen kohe selgelt välja, et ma ei ütle Red Bulli kohta, aga kõik need toniseeritud joogid on nagu ülitugevad nagu keha hävitajad. Ma nägin enda juures läbi, et miks mul oli see üldse vodka Red Bull oli, see mul maitseb suhkur. Mul ei olnud alkoholiga kordagi, mul oli suhkruvajadus. No suhkur on üks võimsamaid mürk üldse siin maailmas. Kõige legaalsem mürk üldse. Kui rääkida lihtsalt ütleme uimastist või ütleme siis narkootikumidest, siis tegelikult suhkur on ka narkootikum, lihtsalt legaalne narkootikum. Ma ju tegin siin, just rääkisin sulle ka, tegin siin nädal aega suhkrupaastu 3. päeval, mine pekki, keegi on kohukuse jätnud külmkappi. See värised seal nagu väga raske oli ja tulid. Ma vist jõudsin laupäeva lõunani ja siis sõin kooki. Et mingi aeg võib-olla võtan emale selle, kus proovin 2 nädalat hakkama saada. Uskumatu, kui keeruline. Ja siin ma ütlengi, et su vägi on seal, kus sa suudad oma ahvatustele ei öelda. Punkt. Porno. Kõik, mis on seotud porno, kõik sõltuvused, need kiirtoidud, kõik, mis on. Ma ei ütle, et sa ei pea seda kasutama, eks. Aga kui sa annad endale võimaluse, kui sa tahad juba natukene paremasse kohta jõudma, viska välja suhkur, nisutooted ja piimatooted mingiks ajaks ja alkohol. Tee kas või mingi aeg, 3 kuud, proovi 3 kuud. Vaata, mis saama hakkab. Su meeled lähevad hoopis teise tasandisse, meele puhtaks, hakkad selgemalt tajuma, oled rohkem kontaktis iseendaga. Ehk endiselt ütlen, et su vägi on kinni seal, kus sa nagu annad oma sõltuvust selle ära. Ehk kui ütled ei sõltuvustele, sul on selge nagu ei sõltuvustele, siis sul see vägi avaneb su sees alles. Aga meil on siin lõpus ka natukene aega veel, et vahepeal selle aja jooksul, kui me siin eelmise hooaja nagu lõpetasime, on väga paljud inimesed meile kirjutanud. Täna ei jõua kõiki võtta, ma võtaks võib-olla, kes mulle on kirjutanud siia mingisugused kirjad läbi, vaataks. Ja, et me võib-olla nagu, kui sul on mingid küsimused, siis alati meile kirjutada, küsida või mingit oma teemat jagada ja kui me saame siis ka siin saates näiteks või podcastis mingid küsimustele vastata, siis me hea meelega seda teeme. Anonüümselt, et... Ja, et me ei ütle su nime välja, aga kui sul on mingi kindel teema, mis vajab nagu, mille sa otsid nagu lahendust ja millele sa ei tea nagu hetkel lahendust ja soovid võib-olla meie pilku ja me ei ütle, et me räägime puhast tõde, aga kui see sind aitab, siis on see igategi positiivne, et just. Ja Raivo ütlemine just sinu see aformism ja on, et sinu vägi võitleb seal, kus sa ei taha minna. Su vägi on kinni seal, kus sa tunned kõige suuremat ebamugavust, vastupanu ja hirmu. Mulle praegu teele jookseb kogu aeg, et maagia, suurim maagia peitub seal, kus sa ei taha minna. Nendes kohtades, kus sa ei soovi minna. Et see ongi vägi ja maagia on nendes kohtades. No jah, et kui sa nagu maagis, meie ühiskond on hästi saboteerilik mõistuses. No. Me oleme mõistuse vangid, tahad sa või ei taha. Püüame hästi teaduspõhises maailmas elada, pidevalt faktidele toetuda ja saboteerilik maailm ei usu maagiasse, ta ei usu nähtamatusesse. Ja see ongi see, mis on nagu lõks. Aga kui sa lähed sellest nagu läbi ja liigud nagu siis varjuteadusest rohkem maagisagedusse, see on see, kes nagu ütleb, et mina loon seda reaalsust, mina olen selle nagu reaalsuse loon pidevas imestuses. See on see maagia, mida sa looma hakkad. Ja tegelikult elu ongi maagia. Nii kaua, kui sa lõpuks ei hakka seda ise nägema. Just.
Loen ühe kirja ette, mis on mulle siin lähiajal saadetud. Tundus väga huvitav, mida võiks täna vaadata. Tere, olen sattunud suurte laenu orjusesse. Tundub, et olen iga aastaga seda aina edasi lükanud ja võtnud laene lisaks igapäevaseks kulutuseks või refinantseerimiseks. Nüüd tundub, et ongi kõik. Oli palgapäev ja raha jäi alles 150 eurot. Ei tea, mis mu elust nüüd edasi saab ja kuidas see üldse võimalik on. Olin aastaid väga üksik, kuid ühtegi sõpra ei ole, kellega muret kurta. Mitte keegi ei tea mu olukorrast. Mul on ka elukaaslane ja väike üheaastane laps. Nüüd, kui see probleem välja tuleb, jään ma ilma oma naisest ja lapsest. Ei kujuta ette, mis siis saab. Nemad ongi mulle ainsad. Ei ole kuhugi võlgu jäänud veel, kuid on nüüd olukord juba keeruline ja arvatavasti see skeem jookseb kokku. Olen alati olnud korralik hetkel ja korralik töökoht ka. Kuid kui see nüüd välja tuleb, jään ma täiesti üksi ja minu elul ei ole enam mõtet. Kirjutan teile, et küsida abi. Ei ole täna raha, et tulla nõustamisele, kuid juhtumisi nägin teie podcasti. Kui lähen räägin ära naisele, jään ilma naisest ja lapsest. Milline lugu? No mina tunnen siin selgelt ära sellise lapsesageduse, kes, kui rääkida, siis lapsesagedusest on ka selline varjuteadus. See on see, kes ei taha oma elust, ei julge ja ei taha oma elust vastutust võtta. Kuna ta on harjunud vastutuse ära andma, emme issi, mis ma teha võin, kuidas teha võin ja ta pigem tahab rohkem mängida, tantsida, laulda, kui see, et ma võtan täieliku vastutuse oma elu eest. Kui sa lähed sellest lapsesagedusest läbi ja lähed nagu valitseja sagedusse, et lõpuks taipad ja näed kõike sellises nagu sageduses nagu valitseja sagedus, eks sa tegelikult näedki, et kogu raha, kogu kõik, mida sa lood, tuleb minu enda seest. Kuidas sa nagu saad üldse sellest millest nagu ilma jääda, kui kõik sa ise nagu lood? Ja mis lugu see üldse on? Just. Ja teine asi, see, mida ma nagu näen, et mis mul endal tegelikult on olnud, et see hirm nagu laenu osas, eks. Kui täna laenu nagu väga õieti nagu kasutada, siis sa forsseerid oma nagu siis ärisid, ettevõtlus, kõike sa forsseerida, eks. Aga mis minu nagu see mingi koht tegelikult oli see, et kui mul läks nagu raskeks, tekkis väga ebamugav tunne sisse. Et ma ei ole mehena piisav näiteks, kus on lapsed, kui sa oled isa ja siis ei ole see mehena nagu piisav, et sa ei suuda oma pere hoida nagu, siis lihtsam on minna nagu kergemat teepidi ja kellegelt nagu laenata ja seda laenu juurde võtta ja siis lõpuks see laenu arvusesse nagu jääda, mitte nagu öelda sellele stopp ja leida nagu mingi muu lahendus. Ja sageli see muu lahendus võib ka seda olla, et ma lähen teen ükskõik mida iganes, kas on mingid tööd, mis aitab meil sellest august välja tulla ja ei määrata seda, et see loob minu kohta mingisugust, määratleb minu väärtust selle kohta. Nagu. Ma teen selle lihtsalt hetkel ära, et sellest välja tulla ja muudan, eks. Ja ma ühe mehega just oligi sama asi, et rahalisi vahendeid nagu ei ole, vanemad nagu raha nagu ei anna ka, et elada nagu, eks, aga tee ka mitte nii midagi selle nimel nagu, ja siis elad nagu selles kuidagi süsteemis nagu sees, eks. Et sellest nagu välja tulla, sa pead nagu ütlema stopp kõigele, ütlemagi, et mida saan mina täna mehena teha, mis on see muutus, et selle ära nagu muuta. Vähemalt mina tajun seda niimoodi. Ma ise vastasin talle, et see summa on siis 50 000 eurot. Detailidesse minnes väga hea töökoha peal saab 2000 eurot kokku. Ja esimese asja kätte, kokku. Ja esimese asjana soovitasin talle kindlasti ära rääkida. Tuli välja, et on 6 aastat olnud selles seisus ja ta naine ei tea. Ma kindlasti ütlesin, et sa pead aru saama, et su naine tajub kogu aeg, et sa varjad talle midagi. Ta ei saa võib-olla aru, et sa varjad, et sa oled finantsilises keerukuses ja raskuses, aga ta saab kogu aeg aru. Ruumis on tunda, naine saab sellest aru. Suurim asi, mis sa saad oma ellu täna tuua, on seda ise talle rääkida. Ja siis tema ütles mulle, et aga siis läheb mu naine ära ja ma ei näe oma last ja mul pole kusagil elada. Sinu naine jääb alati sinuga. Sinu naine valib alati sinu. Fucking karm tõde, kui tema läheb selle pärast ära, et teil on raske olla, kuigi sa oled 6 aastat tal olemas olnud, sa oled lapse isa, siis ta ei ole su naine. Valus, aga fucking tõde. Soovitasin kindlasti talle ära rääkida, leia õhtu, kus laps magab ja räägid talle kõik ära. Pisar silmas, karjudes üks puhas, räägid talle kõik ära. See loob puhta ruumi. Teiseks, seal andsin muidugi finantsilisi nõusid, et kõik paberil kirja panna, kuhu võlgu on, ta ei olnud sedagi teinud, ja see on enamus inimesed ei taha vaadata paberil, ei panna kirja, kuhu ta igale poole võlgu on, et vaadata tõde, see on päris valus. Ja kindlasti võtta vastutus siis nende võlgade eest ja võtta kõigiga ühendust ja leida selline refinantseerimislaen, et ühte kohta hakata maksma, sest 2000 eurot Eestis kätte saada on väga hea koht.
Pluss seal on veel väga mitmeid erinevaid kohti, kuidas sellest kohast veel välja tulla, et seda võib-olla pikemalt ei võtaks. Ja Raivole toon ühe naisterahva story siia ruumi sisse, mis ka eelmine nädal võeti ühendust, kus 30. naisterahvas, ühe lapse ema, võlgu 200 000 eurot, 31-aastane naine. Ja tema loo puhul on just see, et ta on pankadele võlgu, ta on eraisikutele võlgu ja ta kogu aeg lubas, et ta maksab, varsti tuleb. Võlad tekkisid siis sellest, et mees oli Siberis tööl traktori peal ja sai väga häid palkasid. Aga tuli välja, mida ta ei teadnud. Ta oli selle mehega 10 aastat koos, 20-aastasest kuni 30-aastani. Ja mees tarvitas kokaiini ja mängis kasiinot ja oli ka veel maffiale võlgu. Ja siis kogu aeg kasutas ära oma naist, lapse ema ja naist. Kuule nüüd, et varsti rahad tulevad. See naine müüs maha metsad, mis oli pärandatud, panid korterit panti ja võttis igalt poolt küla pealt laenu, sest mees kogu aeg ütles, et kohe varsti tuleb ja ennem nad elasid mingi aeg hästi. Ja nüüd on see mees kadunud Prantsusmaale ja naine on jäetud üksi Eesti selle lapsega 200 000 eurot võlgu, kolis oma vanemate juurde ja kogu aeg pommitamine käib. Et ma kuuleks sinu vastus, siis ütle, kuidas mina seal vastasin. No, kui sa nüüd esimesest rääkisid, sellest esimesest variandist, minu sõnum on see, et ma olen elus elanud hästi palju selles kohas, nagu ma olen hämanud, valetanud, eelkõige iseendale. See pidev nõuke hämamine, vaata sama asi, et küll läheb, küll saab ja küll siis on, aga nagu ei julge välja öelda endale. 2010 aasta ma käisin ühe inimese juures ja ta küsis, mida sa kuradi fucking valetad kogu aeg endale? Kellele sa valetad nagu enne? Miks sa valetad? Ja ma nägin ka suhetes, andsin mingeid lubadusi, siis teeme seda ja siis on selline asi nagu on. Aga tegelikult sisemiselt tundsin, et võib-olla see ei olegi minu suhe üldse. Miks ma valetan? Ja ma otsustasin ära, et vahet ei ole. Ja tänasest päevast olen enda suhtes aus. Ma ei valeta endale. Ja hakkasid ka asjad juhtuma. Väga palju inimesi kadus elust ära. Aga mis juhtus minuga oli see, et see koorem, mida ma olin endale kaasas kandnud, see tonn, siis ma valetasin juba endale nii palju, ma isegi ei ütle, et valetasin, hämasin. Seda oli nii palju, et ma isegi ei mäletanud seda enam, kellele ma midagi rääkisin, eks. Ja sellest hetkest ma hakkas see nagu ära hajuma. Ehk minu alati sõnum on see, et tões elamine on kõige võimsam puhastusenergia nagu üldse. Ükskõik mis, kui sa elad tões ja jääd nagu ausaks ja julged nagu lahti rääkida asju enda seest, mis on ebamugavad võib-olla, mis tekitavad isegi raskust, aga see puhastab ära, tekib uued lahendused. Kui see, et ma peidan, ma häman, ma valetan, annan lubadusi, mis tegelikult ei ole mingi katteid taga, varem või hiljem see lumepall hakkab nagu veerema ja see, nagu see pauk, mis tuleb, lihtsalt tuleb suurem. Kui see, et ma olen alati nagu lõpuni aus, ei häma, ei valeta, olen alati öelnud, aga hetkel on selline olukord. Ja ma tegelikult näengi, et me ei ole ju pahatahtlikud ju. Me isegi siis, kui me teeme mõnes mõttes enda jaoks nagu halbu valikuid, see hetk me lihtsalt ei osanud muud valikuid teha. Kui ma kuulan seda lugu, siis see naine tegelikult ju armastas oma meest. Ja mees oli sattunud kuhugile konksu otsa, eks. Mina selle naise asemel nagu tegelikult räägiks puhtalt asjad ära. Ükskõik siis kellele, eks. Ma tean, mul endal ju siin sõber, keda sina ka tead, eks, kes on väga suurtes võlgades oli, eks. Väga suurtes võlgades, eks. Läks kõigile, rääkis ausalt ära, kes oli kasiino sõltuvuses, eks. Sest ta ütles, et selles vales elamine nagu kogu aeg, see lihtsalt lämmatab su lõpuks nagu ära, sa sured lõpuks ära lihtsalt sellesse vale kätte. Kui see, et sa lõpuks ütledki, et jaa, aga ma ei saagi hetkel hakkama, ma ei oskagi muud moodi nagu. No ei võtate ära. Ja ma olen tegelikult näinud aina rohkem seda läbi, et see jutt, et ma lõpuks suren seal kuusel ära või prügikasti kõrvale. Sellist asja ei ole olemas. Ei ole olemas, jah. Ma olen ise käinud läbi ka, kui ma olin pikalt spirituaalses maailmas ja rahadega mul ei olnud kõige paremini. Mulle vahepeal mingi 15 eurot oli võib-olla konto peal, aga õhtul tuli juurde. Miks ma selle kogemuse võtsin, mis sa arvad? Et ma tahtsin näha selles elus, et kui mul nagu olen väga nagu rahaliselt põhjas, kas ma lõpuks joon kuuse alla või? Ma elasin selle aja jooksul väga head elu. Ma reisisin rohkem, kui mul oli raha rohkem võib-olla käes, kui isegi rohkem. Aga kui sa saad selle kogemuse kätte, et tegelikult ei juhtu sugu elus mitte midagi nagu et sa käid seal põhjas nagu ära ka, siis sellest kohast on palju lihtsam nagu edasi minna, sest sa tead, et sa ei kuku enam kuhugile. Mina ise soovitasin siis naisterahval võtta kõik inimesed kokku. Põhiteema oligi, et oli lubanud, et kohe tuleb kõik inimesed kokku, võtta siis vallamaja või ruum, kus ta kutsub kõik inimesed ühte ruumi. Võtab turvameheks siis oma isa või kellegi venna, kes oleks võimalik hoiaks ruumi ja räägib pisar silmis kõigile kogu loo ära. Võtab vastutuse, et ta on lubanud, räägib kogu loo südamest siiralt ära.
ja ütleb neile, ma ei saa teile täna maksta, ma ei saa teile homme maksta ja arvatamasti ka järgmine aasta mitte ja ülejärgmine mitte, sest mul on pisike laps. Aga ma võtan vastutuse selle eest, ma maksan teile ära, sest see mina võtsin teilt selle laenu. Ja palusin, et unustaks selle story ära, et tuleb kunagi tagasi tal see mees, kes aitab tal ära maksta, et teeks rahu selle mehega. Seal ei tule kunagi seda meest tagasi, ta ei tule kunagi vastutust võtma ja maksma. Kui sa muidugi juhuslikult seal kunagi Prantsusmaal või kus kohas sa ka ei ole, kuuled seda saadet ja kuuled seda storyt ja tunned ära, et see olid sina, siis sa ei teinud seda ainult oma naisele, vaid ka oma lapsele. Et ma jätkagi siit, võta lihtsalt ennast kokku. Võta vastutus. Võta vastutus. See on nagu, sa oled praegu universumi lihtsalt prügitolm. Mida sa lood siia maailma, võib-olla ma küsiks isegi, mis on see, mida sa siia maailma lood? Mida sa siia maailma lood? Küsi enda käest lihtsalt, mida ma loon siia maailma praegult? Võta ennast kokku, oled meie saatekülaline, tuled, räägid ja võtad vastutuse. Jah, me teeme sulle ettepaneku ja väljakutse, et võta ennast kokku, tule siia saatesse ja räägi seda lugu lahti. Aga see, mida sa nagu hetkel lahti rääkisid, tegelikult oli sama asi, mida ma ütlesingi. Tõde. Tõde. Ma kutsun inimesed kokku ja ma väljendan tõde. Ja see on kõige võimsam üldse. Ma soovitan kõigile, kes üldse saadet kuulata. Elage tõde. Ükskõik, mis on. Julge. Mul on 4. aasta, 5. aastat olen suhtes üliteadliku naisega, kes on näidanud mul seda kohta, et sa võid kõigest lahti rääkida. Kõik ebamugavamates kohtades, isegi endale julge tunnistada, kui sa julged nagu lahti rääkida, kui vabastav see on ja kui palju see toob inimese lähemale, kui see, et sa nagu hämad ja tegelikult sa ütlesid õieti. Partner, eriti naine, alati tunneb 100% või öelda. Alati. Ta võib-olla ei saa detailselt aru, mis on. Jaa, ta tunneb ära. Alati, kas sa oled petnud teda, valetanud, alati tunneb ära. See, kas ta toob selle nagu, julgeb sul seda välja öelda, see on teine asi. Võib-olla ta tõesti kardab sust ilma jääda, tal on mingid hirmud siin taga, aga ta alati tunneb selle ära, et midagi nagu paigast ära. Ja kas sa tahad seda elu elada, küsin näe käest. Ja need lood, et sa ei ole ohvri rollis, miks sinuga, neid inimesi, naiste rahvaid, neid mehi, ma lugesin praegu 2 storyt ette, postkastid on täis, neid storysid, kes on samas kohas kui teie, jagage meile neid, me loeme neid ette, nii palju kui jõuame, anname mingi feedbacki, tulge nõustamisele, kes sobib, sõltuvused, pere raskused, läbipõlemised, self-love, võlad ja nii edasi, et jagage neid meiega. Ja kui sul on endal üksinda raske ja sa tunned, et sa ei saa üksindana sellega hakkama, siis on alati võimalik meie käest abi küsida. Ja ma olen ise tegelikult loomas 11. novembril Laulasmaal meeste meistriklassi, kus sarnaselt maailma nägevad mehed tulevad kokku, et enda sees mingisugune läbi toetuse, mingi muutus ära teha, transformatsioon, et liikuda elus paremasse kohta. Et alati abi tuleb siis, kui sa julged abi küsida ja abi vastu võtta. Nii kaua, kui sa arvad, et sa pead kõigega ise hakkama saama, siis sa elad nagu egoprogrammides. Ehk tegelikult sõnum on see, et julge abi küsida, julge abi vastu võtta. Ja kui sa küsid abi, siis alati see abi tuleb. Ükskõik siis, kus see ei pea nagu isegi meie olema, aga julge rääkida, julge minna ja teha, et see on see julgus elada enda poolt valitud elu. Ja kas ma elan enda poolt valitud elu? Kas sina oled laevas kapten täna? Küsi enda käest. Või oled sa kuskil mandril ja laev paneb keset merd nagu ringi. Et ükski tuul ei puhu õigest suunast, kui sa ei tea, millist sadamast sa tahad jõuda. Ehk see ongi see, et võta vastutus enda elu eest, ise enda elu eest. Ja kuhu ma lõpuks jõudsingi, et miks mul on elus nagu raske olnud vastutust võttes, mul on mingid hirmud olnud, kui ma võtan vastutust oma elu eest. See on õudne kohustuse ja tekitab mulle raskust. Täna ma näen ära, et mida rohkem ma mehena olen ise enda eest vastutust võtnud, seda suurema vabaduse poole ma olen liikunud. Ja see ongi see sõnum tegelikult. Aga tänaseks me hakkame siis vaikselt kokku tõmbama ja oleme ülimalt tänulik, et see esimene hooaeg on teine hooaeg on avanenud ja kindlasti tuleb siin meil üliägedaid saatekülalisi ja juba järgmine saatekülaline meil on väga tuntud inimene siin ja äge mees. Ehk siis varsti saad teada, kes see on. Aga selleks korraks me hakkame lõpetame, kus äkki tahad midagi lõppu öelda? Näete ka lõppu siia, et miks sa oled veel siin? Miks sa oled siin podcasti kuulamas? Kas saada veel teadlikumaks või saada veel julgust juurde, et teha muudatust? Mis sa muudad täna? Kõrvaklapid peas oma traktoris, kõrvaklapid peas laos, arvuti taga, telekast vaatamas, arvuti taga vaatamas, autos kuulamas. Mis sa muudad täna? Nüüd kohe, mis sa muudad? Või elad sa ikka selles mullis, kus sa endale räägid,
hakkan siis, kui on rohkem raha. Hakkan siis, kui on rohkem aega. Vaata oma passipildist, oma vanust. Aeg tiksub. Kogu aeg tiksub. Mis sa muudad kohe praegu? Täna. Mida sa kardad? Keda sa kardad? Kuhu sa lükkad oma asju edasi? Ma loodan, et sa oled meiega sellepärast, et saada veel teadlikumaks, veel rohkem julgust, et minna oma unistustele ligimale, lähemale ja saata meile kiri, mis sa kõike saavutasid, et me saaks seda ette lugeda inspiratsiooni mõtteks teistele. Mul on ka kuidagi, et ükskõik, kus sa seda podcasti vaatad meil, kas on siis YouTube'is või kuskil mujal, siis see väljakutse on see, milline on sinu järgmine samm, et endas muutus ära teha ja sa võid jagada ükskõik siis kas selle video all või meile kirjutada, et inspireeri iseennast ja võta see julgus vastu, et tulla nähtavaks. Kui muudad sina enda sees need asju ära, oma need programme ära, siis sa oled inspiratsiooniks väga paljudele. Ja aita tulla meil nähtavaks, jaga meie YouTube'i videot, jaga meie Spotify podcasti, kindlasti vajuta YouTube'ile subscribe, et sa oleksid kindlasti kohe teavitustest ja kill sinna kellukese juurde, et sulle tuleks sõnum, et on uus saade üleval, et kindlasti subscribe, aita meil jõuda meie 1000 subscriberini YouTube'is. Meil on mingisugused eesmärgid siin Raivoga pantud. 3000 jõuda järgmiseks aastaks. Ja, et aita meil nähtavaks tulla, tule ise nähtavaks. Ja hakkame pihta siis selle hooaeg 2 külalistega ja uute ägedate teemadega. Nii nagu ütlesime, kui teil on ägedaid inimesi, saatke meile kirja, keda me võiks siia kutsuda. Kui teil on ägedaid teemasid, mida me võiksin saates rääkida. Ägedaid kogemusi elus. Just. Kuidas sa ise võib-olla mingi muutuse ära teinud ja tahad seda nagu jagada, teisi inspireerida. Just me otsime inimesi, kes inspireerivad läbi oma lugude, läbi oma kogemuste. Need, kes näitavad teistele uut võimalikust, uut teed. Et kindlasti anna meile teada sellest ja võid meile, võib-olla järgmine saatekülaline ongi siis sinu hea sõber või sa ise näiteks. Või sa ise just, jah. Suur aitäh kõigile ja siit farmist meie Raivoga praegu lõpetame ja järgmise osani. Tšau. Tšau. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes.